Tere tulemast siis tänasele Arvamusfestivali arutelule #tee mida tahad. Ma ei oska seda paremini eesti keeles öelda. #tee mida tahad kõlab hästi. Muidugi, kui ma rääkisin sõpradele ja tuttavatele kolleegidele, et selline arutelu tuleb, siis ma pidin selgitama, mis see teed seal tähendab. Aga jõuame selle aruteluni kindlasti ühiselt ka täna. Mina olen Sandra Särav, ma olen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler. Miks ma juhin sellist arutelu Tee mida tahad, see on minu mineviku tõttu, et juhtumisi olen ka töötanud Eestis ühes ettevõttes nimega Bolt, kus ma olin siis jätkusuutlikkuse juht ja kus teede olukord kergliikuritele oli mul väga suur südameteema. Ja ma olen aktiivne ühistranspordi kasutaja, ehk et siis kõik inimesed, kes siin täna on, kuidagi me oleme kõik teedega seotud. Ma käin ühistranspordiga tööl või jalgrattaga tööl. Autoga mul ei ole lihtsalt mõtet tööle minna, sellepärast et ma sõidan autoga sinna kauem kui jalgrattaga või ühistranspordiga. Ja loomulikult ma olen Eesti inimene, sest mulle meeldib vinguda. Ja ma ütlen, et mul on väga raske saada kodust jalgrattaga tööle mõistliku aja jooksul. Isegi nii, et kui ma see hooaeg esimest korda läksin jalgrattaga tööle, siis ma mõõtsin iga valgusfoori all, et kaua ma ühe valgusfoori all ootan. Ja siis tuli 3,5 kilomeetrise tee peale, et olin valgusfooridel sellest 10 minutit. Ja see frustreeris mind, kuni ma sain aru, et tegelikult tuleb enda meelestatust lihtsalt muuta. Kui ma ise mõtlen, et on kehv, siis ongi kehv. Kui ma mõtlen, et ma naudin seda ka valgusfooride all istumist, et siis on tegelikult tore. Ja kui me räägime eestlastest ja vingumisest, siis tänase arutelu sissejuhatuseks ma ütleks ka seda, et vaatasin selle aasta Nordstati uuringut, kus siis küsiti, et kui rahul on Eesti inimesed enda kodulähedaste teedega ja tänavate olukorraga, siis ainult 5% inimestest on rahul. Et kas see 5% kajastab ka päriselu või lihtsalt on veidi kriitiline pilk asjadele, selle juurde me jõuame siis tänase arutelu jooksul koos kallite ja ägedate panelistidega. Alustame siis minust vasakult käelt. Meiega on Pipi-Liis Seeman, kes on Riigikogu liige. Siis on meiega veel Margot Arula, kes on Clevonist. Siis ma liigun teisele poole. Meiega on Tõnis Arjus, kes on Tartu linnaarhitekt või sa oled lihtsalt linnaarhitekt? No ma olen ikka Tartus praegu. Tartu linnaarhitekt. Meiega on Priit Sauk, kes on Transpordiameti peadirektor ja meiega on Sven Bertens, kes on TREV2 Eesti juht ja Eesti Taristuehituse Liidu auliige. Selline uhke tiitel omistati ka veel sulle. Täna räägime erinevatel teemadel, mis puudutavad #tee mida tahad. Valisime välja ühiselt siis mõned kesksemad teemad, milleks on ohutu liikumine, säästlik liikumine, innovatsioon ja targad lahendused, teede rahastus Eestis ja natuke räägime ka tulevikust. Et iga teema juures peatume mõningaks aruteluks aja, aga hea meelega võtame ka publikust küsimusi, kui neid peaks tulema. Aga alustakski sellest, et räägime ohutust liikumisest Eesti teedel. Lugesin sellist statistikat, kui ma ette valmistasin paneeliks, et Eesti riik on pärast taasiseseisvumist 30+ aastaga ehitanud kokku ainult 120 kilomeetrit neljarealisi maanteid. Ja kui me jätkame samas tempos, siis kõik neljarealised maanteed põhimaanteedel saavad valmis aastaks 2103. Ja siis mul tekkiski küsimus, milleks meil on üldse vaja neljarealisi maanteid? Kas neljarealine maantee võrdub ohutu liiklemisega? Kes sooviks saada sõna? Priit juba muigab nii rõõmsalt, et... Jah, eks ma seda ootasin, et eks sellest tuleb täna päris palju juttu ja kindlasti me ei saa selle üle uhked olla, mis me oleme teinud, sest liiga palju on teha, nagu sa juba ütlesid. Aga kas 2+2 tee võrdub ohutu teega? Ta on koonetades ohutum sellepärast, et meil vastu tulevad liiklusvood on üksteisest füüsiliselt eraldatud, et kõige raskemad õnnetused ja inimkannatanud või hukkunud tavaliselt tekitab õnnetus, kui kaks sõidukit saavad kokku. See energia, mis seal siis sellel hetkel on liiga suur, et jah, 2+2 tee on kordades ohutum. Eesti täna veel, ma ütleks, et sellise nagu läbilaskvuse probleeme riigiteedel, maanteedel ei ole, et tegelikult kõik sõidukid mahuvad ära ja jõuavad sihtpunkti. Aga ohutus on see, mille põhiargumendina ma siiski väidan, et meie põhimaanteed peaks kiiremas korras ehitama 2+2 välja. Ja, palun. Jah, ma kõigepealt tänan kõiki kuulajaid, et meid on siin umbes poole rohkem kui siis, kui käisime Riigikogus sama teemat arutamas.
Nii et väga hästi läheb. Aga et neljarajaline tee ei ole mitte ainult ohutu, vaid võimaldab ka kiiresti punktist A punkti B jõuda. Ja ega me tegelikult ei taha ju liikluses olla rohkem, kui hädasti on tarvis, kui me ikkagi mingeid asju ajame. Ja lisaks, kui me võtame närvikulu neljarajalisel trassil ja trassil, kus tuleb teha selliseid ohtlikke möödasõite ja oodata mingite suurte autode taga, siis ma arvan, et ka sellel on omaette väärtus. Ja lisades siia veel majandusliku ja regionaalse aspekti, siis tegelikult tuleks meil neljarajalised teed ikkagi natukene kiiremini kui 100 aastaga valmis ehitada. Mis üleüldiselt aitab teedel tagada ohutust, et me räägime neljarealistest maanteedest, seal on ohutuse aspekt, seal on närvikulu aspekt, seal on ka fakt, et see tuleb ära teha, on ootused, meil on kohustused Euroopa Liidu ees. Aga kui me mõtleme laiemalt teedele, me mõtleme maanteedele, mis peale neljarealiste maanteede on veel oluline aspekt, mis aitab siis suurtel maanteedel ohutust tagada. Linna juurde jõuame ka varsti. No võib-olla see mõte, et kindlasti ka õnnetuste raskuse astmel mängib olulist rolli kiirus, millega sõidukid sõidavad. Ja võib-olla teiselt poolt aspekt vastu, et ühelt poolt me loome mugavaid ja kaasaegseid teid. Teiselt poolt me siiski ka teatud hetkedel peame seda liiklust reguleerima, sõidukiirust piirama. Ehk siis meie lubadus on olnud, et sõidukiirus peaks vastama tee ja ilmaoludele. Et kui saab kiiremini sõita päike väljas, sõidame ka talvel 120. Aga kui on vihm ja kui on lumi, siis need tänapäevased juba muud teabega liiklusmärgid võimaldavad ka võtta kiiruse 70 peale, kui on paduvihm või halb sõita. Nii et see on siis see vastastiku lubadus ja koostöö autojuhtidega, liiklejatega, et tegelikult nemad peaksid siis piirangutest kinni pidama, sest piirangutel on mingi põhjus. See on veel üks mõte siia juurde. Ja ma täpsustaksin, et piirangud peavad kindlasti olema mõistlikud, et kui see piirang ei ole mõistlik, siis ega autojuht sellest kinni ka ei hoia, ta ei saa aru lihtsalt, et miks tal järsku sunnitakse liikumine 70, 50 või 30 peale, kui ta ei näe selleks selget põhjust ja inimene ikkagi on mõtlev oleng ja ta tahaks aru saada, et miks ta midagi teeb. Ja sellest samast kiirusest rääkides, et neljarajaline versus kaherajaline, kui me sõidame kas või 120 km tunnis neljarajalist, ja põrkame millegi kokku, siis see kiirus on 120. Kui põrkavad kokku kaks autot, kes sõidavad 90 km tunnis vastassuundades, siis see summaarne kiirus on 180 ja ongi õnnetus raskem. Mul sellest inimese mõistmisest, miks mingid reeglid sellised on. Eile sõitsin siis Tallinn-Tartu maanteel. Pikk lõik oli 120 ja siis oli mõnisada meetrit 100 ja siis tuli uuesti 120. Ja siis mul tekkis küsimus, et aga miks see nii on? Kas see oligi minu tähelepanu testimiseks või seal hetkel ikkagi tehti midagi, mida minu silm lihtsalt ei tabanud? Ehk sa läbisid seda kohta, kus on veel sellel uuel 2+2 lõigul need samatasandilised loomade ületuskohad. Okay, võib-olla. Ja seal teoreetiliselt on võimalus, et sinna satub ka mõni metsloom. Nii et see on kellega ma kokku põrgata ei tahaks. Ja annaks jumal, et keegi sinna ei põrkaks kokku, aga kahjuks seda juhtub. Nii et selles mõttes ma usun, see oli tähelepanu kontroll. Väga hästi. Tõnis? Mul on selle kiiruse jutu peale kohe ka selline isiklik kogemus. Ma olen praegu puhkusel nimelt ja olen viimased päevad veetnud autoroolis, kuna käisime Soomes. Ja tuleb tunnistada, et tagasi tulles see kontrast Soome teede kultuuri ja ka tegelikult poliitika osas Eestiga oli ikka päris suur. Et tulin tagasi Tallinn-Tartu maanteele, mul jäi mulje, nagu ma oleks kuskil kamikaatsede üritusel. Et esiteks on seal kultuuri küsimuseks, et piki vahehoidmine on üks teema, kiiruse hoidmine on üks teema. Aga mis mind üllatas Soome puhul on tegelikult see, kui palju on neil põhimaanteid toodud väga aeglaseks. Ja see on puhtalt ohutuse küsimus, et nad teavad, et nad ei suuda tagada seal, inimesed ikka eksivad, on ju, ikka juhtub. Just. Ja nüüd kiirus on see, mis määrab ära selle tõesti, et kui nüüd kokkupõrkest rääkida, on ju, et mis on väga aeglane sinu jaoks? Vähem. Seal oli põhimaante pikalt 80, ikka pikalt. See on küll üllatav. Ja ka nendest mitmerealistest rääkides samamoodi, et võrdlemisi suurte linnade juures ikkagi on 1+1 sõidurida, aga kiirus on see, mis tagab siis suurema ohutuse. Ja ma saan aru, sorry. Et kuigi näha oli tõesti, et on lähtutud sellest põhimõttest, et nii kui võimalik, siis vastassuunad tuleb üksteisest eraldada. Aga see ei tähenda 2+2 tingimata, et see võib tähendada midagi muud ka. Soomlased on ka väga seadusekuulekad. Ma õpetan paralleelselt TalTechis ja soomlased on need tudengid, kui grusiinid spikerdavad, siis soomlane tuleb ja koputab mulle ja ütleb, et näed, tema spikerdas. Nii et neil võib-olla see 80 töötab, ma arvan, et meil nii hästi ei töötaks. Ja neil on ka karistusrežiim kindlasti, et nii palju kui oli seal kaameraid, nii palju oli ka aeglasemad sõitjad, et see paistab välja. Pipi-Liis.
Eks kindlasti see liikluskultuuri teema on see, mida ma loodan, et meie ühiskonnas ka arenemas on. Sellepärast, et me teame, et on ju ka eksperimente, kus võetakse ära kõik reguleerimisvahendid ja üldjuhul see vist ei ole toonud kaasa tohutut liiklusõnnetuste kasvu ja omalt poolt näiteks sellises ka kolmanda maailma riikides liigeldes kergliiklejana on siiski, kuigi seal toimub loomulikult palju õnnetusi, me ei tahaks nüüd seda teed minna, aga see üksteisega arvestamise kultuur tegelikult on olemas, kuigi seal on selline natuke hierarhiline, võib-olla mitte meie mõttes kõige mõistlikum. Ja teine pool, mis puudutab kiirust, siis näiteks kui me ei räägi just nimelt nüüd põhimagistraalidest või näiteks asulaid läbivaid riigimaanteid silmas peame, siis siin ma näen küll, et kiiruse piirangud tegelikult võiksid olla. See annaks meile võimaluse, et me ei pea igale poole paralleelselt ehitamegi võib-olla tingimata väikestes asulates ja väiksemates linnades nii palju ratta ja eraldi kergliiklusteid, vaid kõik mahuksid ära sellele samale tegelikult liikluspinnale. Nii et ma ise olen väga seda meelt, et asulasisesed kiirused võiksid meil olla oluliselt madalamad. Aga kas üldiselt liiklusohutus, nii-öelda ohutu liiklemine ongi väga palju erinev linnast ja maanteelt? Kuidas sina näed seda, Tõnis? Ütleme, siin on üldse linna ja linnade vahelist ruumi tuleb üldse käsitleda väga erineval moel. Et me tihti kipume tegema selle vea, et nende samade teepõhimõtetega läheme linna planeerima ja siis läheb kõik lappama. Et linnaruum on midagi muud. Et linnaruumis siin on võib-olla hea paralleel tuua Tallinnas sellise liikumisega nagu elav tänav ja mis just nimelt rõhutab seda sõna tänav. Ja tee tähendab midagi, et sa liigud ühest punktist teise, A plus B, et sa liigud ühest kohast teise. Tänav tähendab tegelikult kogu seda kompleksi, hoone, see sootsium seal, see läbikäimine, ka see kohal olemine, mitte tingimata ruttu kohale jõudmine. Ja tänava mõistes on see käsitletud. Nii et need on hoopis teised mängureeglid tegelikult, mis siis nagu tee peal kehtivad ja mis tänavas kui sellises kehtivad. Ja ma arvan, et linnaruumis me peamegi rohkem sellest aru saama, et olulisem ongi võib-olla see kohal olemise ruum, mitte sealt ruttu läbi sõitmine, vaid just nimelt see kohal olemise kvaliteet. Aga pikka aega me oleme oma linnasid planeerinud just nimelt sellise koridorina. Ja see on ma arvan, üks põhjus, miks me täna näeme ka ühiskonnas päris palju konflikte, mis on kahjuks ka tihti väga mustvalge. On tekkinud nii-öelda autojuhid ja nii-öelda ratturid, mida pole ju olemas. Me kõik liigume ju igal võimalikul moel, mis vastavalt sobiv ja mugav ja turvaline on. Aga see kontrast varasema ja nii-öelda uue lähenemisega on olemas. Et me peame ära lõhkuma nii-öelda sellise lineaarse mõtlemise, sellise tervikliku ruumi mõtlemisega. Ma ise olen pärit Kilingi-Nõmmest, kus otse kitsas pikk tee läbi linna toimis nii hästi, kui viidi tee ümber linna. Ja nüüd on linn praktiliselt välja surnud, et tegelikult enam ei toida seda eesmärki, mida ta enne toitis. Absoluutselt, et tänavaruum tegelikult ju peab töötama mitmekesisena, et ta peab olema nii ligipääsu jaoks, aga ta peab olema ka kohal olemise jaoks. See võib kõlada nagu selline vastuoluline nüanss, aga tegelikult nii on linnad kujunenud. Ja üks minu enda juurutatud klišee, mida ma iga kord ütlen, et miks linnad on üldse olemas. Linnad on selleks olemas, et inimesi kokku tuua. See ongi selle linna mõte, eks. Ja mida rohkem meil neid kohal olemise ruumi on, seda kvaliteetsem see linnaruum on. Aga sa pead sinna seda saama kuidagi. Me mõtleme tavaliselt liiklusohutusest või linnaruumist, me mõtleme autodest ja jalakäijatest. Jalakäijatest ratta seljas, kui nad on jalgratturid või siis jalutamas. Aga meil on ka uus liik nii-öelda transpordivahendeid, kes on nii-öelda ise juhtivad. Margot, kuidas nemad panustavad linnapilti ja selle ohutusse? Jah, kui me räägime isejuhtivatest sõidukitest, siis ma arvan, et põhiline eesmärk nende juures võikski olla liiklusohutuse tõstmine. Et kui me liiklusohutust nendega tõsta ei suuda, siis ei ole ka väga mõtet neid arendada. Et kui me saame elimineerida võimalikult palju seda inimlikku viga liikluses ja inimlikku sükest halba tahet, siis ma arvan, et see on väga suur liiklusohutuse võit juba. Meie Clevonis mõtleme ka natuke muudele aspektidele, näiteks see kiiruse teema väga kõnetab mind. Et ma ei tea, kui paljud on meie sõidukit näinud, aga ta on selline väike, kerge, kompaktne. Et ta küll osaleb teeliikluses, aga ta on märgatavalt väiksem kui tavaline auto. Ja üks põhilisi aspekte tema juures ongi madal kiirus. Et praegu, kui me testime veel teedel, siis ta on 25 km tunnis. Ja meil tegelikult ei ole väga pakilist vajadust seda kõrgemaks tõsta, sest selle sõiduki eripära on veel see, et seal ei ole ühtegi inimest. Ehk siis inimesi me seal ei vea. Ja tegelikult ta veab ainult seda, milleks ta on vedama loodud, näiteks pakke või toidukaupu.
ja pakkidel ei ole mingit vahet, kas nad jõuavad oma sihtkohta 2 minutit varem või hiljem, et nemad ei närvelda kuskil tagaistmel. Ja selles mõttes me arvame, et meil ka tulevikus tegelikult ei ole vajalik seda kiirust üle umbes 30 tõsta. Ja see on juba, nagu öeldud, märgatav liiklusohutuse kasv, sest see kokkupõrgejõud on nii palju väiksem. Sven? Et siia ma tooksin vahele sellise märkuse, et see 25 või 30 kilomeetri kontseptsioon toimib meil ikkagi ainult linnades asulates, sellepärast, et kui me laseme nii aeglaselt liikuva sõiduki maanteedele, siis tuleb sellest palju pahandust. Ja liiklusohutust veel, et ega tegelikult õnnetus juhtubki ju 3 teguri koos mõjul, eks ole, et on inimene, auto ja siis keskkond, milles liigeldakse. Autodega me väga palju Eestis ei tegele, autod lähevad iseenesest turvalisemaks ja hea küll need isesõitvad autod ja bussid, mis siin tulevad. Inimese sellise iseloomu muutmine võtab teinekord põlvkondi aega, ehk et me peaksime ikkagi peamiselt keskenduma sellele keskkonnale, et looma selle keskkonna võimalikult ohutuna ja siis lootma, et ei juhtu sellist asjaolude õnnetut kokkusattumust. Pipi-Liis, mis sina arvad, kui palju on reaalselt ikkagi nii-öelda keelata, käskida see, mis inimest mõjutab, kui see, et kas me saame muud moodi seda liikumiskultuuri ja inimeste liikumisharjumusi muuta selle suunas, et neil oleks ohutum liiklus? No väga palju tehakse tegelikult, kui me just räägimegi, korraks võtan selle sama, et tahaksime, et linnad toovad inimesi kokku, ei ole mitte läbitavad ainult mingisugusest punktist A punkti B. Kahjuks väga paljud väikelinnad vähemalt siiski on need, kust sõidetakse läbi, tundmata tegelikult huvi ei selle kogukonna ega võib-olla selle keskkonna vastu. Ja siin küll on hästi palju häid lahendusi, mida ju ma loodan, et aina enam tee-ehituses ka kasutatakse just need rahustamiseks, visuaalseks selliseks nagu kokkusurumiseks, ehk et sellised linnaarhitekti vaated ja nende kasutamine vaadetest üksi ja arhitektidest üksi ei aita. Et ma väga loodan, et ka riigimaanteid planeerides tegelikult kasutatakse selliseid kaasaegseid ja uuenduslikke võtteid aina rohkem. Ma ei tea, kas see on nii, aga ma loodan, et see on nii. Ja, Priit. Võib-olla ikka veel kord ma jään siia ka Tõnise paati selles mõttes, et teed on väga erineva funktsiooniga, et kui me räägime linnad, asulad, elukeskkond või kiired riigimaanteed, mis ühendavad asulaid, sadamaid, lennujaamu. Et sellest me peame aru saama, et me ajame tihti sassi ja siis lähevad asjad sõlme. Minu arvates riigimaantee linnas ei peaks olema riigimaantee, vaid see on linnatänav. Ja seal me mängime siis selle kogukonna või selle linna reeglite järgi. Mul on siin just läbirääkimised ühe Põhja-Eesti kauni linnaga, kes ütleb, et tema tahab oma haldusterritooriumil kehtestada kogu kiirust näiteks 40. Aga sealt lähevad riigimaanteed läbi ja seni on meie seisukoht olnud, et seal peab jääma 50 vähemalt. No, aga kui kogukond otsustab 40, siis mina ütlesin, et mina annan sõna, et me saame selle 40 peale viia, sest see on teie elukeskkond, teie ütlete, kuidas seal peab olema. Aga mis puudutab kiireid maanteid, see on see põhjus, miks Kilingi-Nõmmest läheb nüüd kiire tee mööda. Et sellel teel on teine funktsioon, et seda peame aktsepteerima. Aga ma arvan, et see väga õige mõte, et just nimelt linnasiseselt ei ole ta tegelikult siis riigimaantee, vaid on linna tänav tegelikult. Kahe käega nõus. Jah, aga siia vahele, et põhimaanteed ja miks ka mitte tugimaanteed ikkagi tuleks püüda viia linnadest mööda, et ei tekiks sellisele transiitliiklusele ja liiklejale, kes tahabki jõuda kuskile Eesti teise otsa või hoopis teise riiki, ei tekiks siis takistus sellest liikluspiirangust, kiiruspiirangust. Siin võib-olla see keeruline koht, et kui minna veel nagu raskemaks on see, et on ka mingid ruumid, mis on nii-öelda linna ja maalise, täieliku maalise asula vahepealsed alad. Ja täna me näeme tegelikult neid olukordi, kus kogukond on ka tõesti vastu selliste kiirete maanteede vastu. Miks? Sest et kui sul on see 2+2 sõidurida, siis sellega kaasnevad päris ulatuslikud ümbersõidud senistele liikumisteedele. See, mida me näeme Tartu lähedal Kambja kandis, vestlus käib praegu. Ja ma saan täiesti aru sellest, see on täiesti loomulik, et kui sul tegelikult muutuvad teenuste kättesaadavused selle võrra kehvemaks, et üks teine teenus muutub paremaks, et siis me peame mõtlema, et äkki seal on lahendused olemas, mis ei võta nii palju ruumi. Ja see on ka laiemalt tegelikult selline maakasutuse küsimus ka, et nii kui me lähme kiiremate ja laiemate läbivate teetrasside peale, siis me räägime ka suurematest maahõivetest. Iluti jooksis siin see number läbi, kui palju raadamise peale meil läheb just teede ehituse ja asula laienemise tõttu, see oli vist 1500 hektarit äkki aastas. Ja see puudutab ainult raadamist, et lisaks veel põllumaa või muu maakasutusala hõivamine. Ja me peame oma väga piiratud maa peal
mis on kõige kallim ja kõige piiratum ressurss, mõtlema, et mis on need õiged kohaspetsiifilised ruumikasutusviisid ja kas me saame teha kompaktsemalt teatud lahendusi. Et see on oluline teema. Võib-olla siin Paidekad teevad isegi paremini rääkida, et mida tegi nende jaoks see Mäoristi ehitus, kuidas tegelikult ka kogukond suuremas pildis sai mõnes mõttes lõhutud, et seda on olnud kuulda ka. Ma kommenteeriks, et kogukonna lõhkumine või küla pooleks jagamine mingisuguse maanteetrassiga ei ole kindlasti hea, aga et seda raadamist ma võib-olla nii üle ei dramatiseerikski, et metsamehed on rääkinud, et kuskil 50 või 70 aastat tagasi oli ikkagi Eesti pindala umbes 30-40% vähem metsaga kaetud kui praegu, ehk et meil on ajas metsa juurde tulnud, mitte vähemaks jäänud. Võib-olla see on natukene ka nagu selline erialaliselt kallutatud jutt, aga ju see on ka mõõdetav. Nii et see, mis jääb mõne maanteetrassi alla metsa raadamine, ma arvan, et ei ole nagu katastroof, sest tegelikult me peame siin ikkagi kõik sõbralikult elama kogu selle kooslusega ja inimene on ka selle koosluse osa, eks. Just, ma tahtsingi küsida, et kui me sellest kõigest räägime, teede ehitamiseks ruumi võtmine, et kellele me seda ruumi siis tegelikult ehitame, kas me ehitame seda autodele või inimestele? See tundub nagu hüpoteetiline küsimus, aga tegelikult ei ole. Ma elan Tallinnas Paldiski maantee ääres, seal on teed autodele. Ma väidan, et tegelikult me ehitame ikkagi igal juhul inimestele ja see on lihtsalt inimese eelistus sõita autoga, et ega eestlane on väga autousku, et me oleme üks kõrgema autostumise tasemega maid üldse maailmas, ma arvan. Ja eks see on tingitud hajaasustusest ja paljudest teistest faktoritest, et kui meie ühistransport ei võimalda normaalselt jõuda sinna, kui inimene tahab, siis ta valib lihtsalt kõige mugavama liikumisviisi ja kui see on hästi lähedal, läheb jala või jalrattaga, kui ta on natukene kaugemal, kui tal on mitu sõitu teha päevas ja seda ühistranspordi peab ikkagi ootama, see ei ole nii kindel, peab ümber istuma, kulutab aega, ta valibki selle auto, nii et kui võimalus on, siis inimene sõidab ikkagi autoga ja mitte midagi teha ei ole, et ega me inimesi autost ühistransporti väga lihtsalt ringi ei tooks. Ma kohe ütlen ühe statistilise numbri ja siis ma annan sulle kommenteerida, et samas kui me vaatame Helsingit, mis Soome on ka enne näiteks toodud, et kui Helsingis on kõvasti alla 10% leibkondadest 2 või rohkem autot, siis Eestis Tallinnas on peaaegu 40% leibkondadest 2 või rohkem autot. Kas see on mugavusliikumine või see on see liikumine, et auto on ka staaži küsimus mõnevõrra Eestis? See on ühest küljest kultuuri küsimus küll, aga teisest küljest, kui me Soomega võrdleme juba, et siis võrdlus on hea. See on planeerimise küsimus tegelikult. Et see sama põhjus, miks tõepoolest ei ole sul häid teenuseid, sellepärast sa selle sõiduki võtad. Aga see on ka meil olnud pikaajaline võrdlemisi liberaalne planeerimispraktika, et olukorras, kus meie elanike arv ei kasva, meie asulate alla kuuluv ja hõivatav maal on paisunud võimsalt. Umbes 17 aastaga tuli meil juurde umbes 9 Viljandit. Paljuski on see meie ühiskonna arengu oluline osa, meil tekib lisa erasektoris võimalusi, tööstusalad arenevad, hooned tuleb juurde, see on kõik väga okei. Elamispinda inimese kohta tuli juurde, kui me tulime nii-öelda vanast ajast välja, eks me arenesime, see käib arengu juurde. Aga mingis osas me oleme ka läinud veel rohkem hajali, veel rohkem kaugemal üksteisest olukorras, kus inimeste arv ei kasva. See omakorda tähendab seda, et me tõesti võtamegi ühe maakasutusviisi ära, paneme selle teise maakasutuse asemele, looduskeskkond väheneb ja vajamegi rohkem liikumiseks vajalikke teid. Ja kui me elame niivõrd hajali ja me ei planeeri seda keskkonda teadlikult ümber konkreetsete trasside, kuhu saaks ühistransporti vedada, siis me olemegi autosõltuvuses ja sealt see kasv on tulnud, et see on planeerimine. Ja kindlasti on see kultuuri küsimus ka, et ma ei tea, võib-olla teised oskavad kultuuriteemat paremini kommenteerida veel. Ma küsikski võib-olla, et me rääkisime hästi palju autodest ja inimesed valivad, aga kas meie praegused vahendid, mis me oleme võtnud, kas see ongi siis keelud, käsud või tarbija harjumuste muutumine või need lahendused, mis me pakume, kas nad panevad inimesi teistmoodi liikuma? Mulle tundub, et meil on praegu ikkagi müüdid. Näiteks üks müüt on see, et maal ei saagi ühistranspordiga kuhugi. Ja see tähendab seda, et kuna kõik seda teavad, et maal kuhugi ei saa ühistranspordiga, siis loomulikult kõik peavad ostma endale autod või 2 tükki, eks ole, peresse, vähemalt maal. Ja kuni kõik usuvad seda, et maal nagunii kuhugi ei saa ühistranspordiga, seni ei teki ka mingit muutust, sellepärast et teistpidi planeerides ka ühistransporti näiteks hajaasustusega piirkondades, sa tead ka seda planeerijana, et ühistranspordi kasutajaid on suhteliselt vähe, sest oma auto annab sulle paindlikkuse ja annab sulle aja kokkuhoiu võimaluse
võimalused. Nii et siin on natukene selline surnud seis ja sellest ülesaamiseks tõenäoliselt tulebki teha natukene võib-olla aeg-ajalt jõulisemaid otsuseid ja siin ma ei tahagi öelda seda, et alati oleks lahenduseks ühistranspordi parandamine. Meil on tõesti ka piirkondi, kus ühiselt ühistransporti näiteks korraldada ja rahastada tegelikult ei ole optimaalne, vaid me võiksimegi rääkida võib-olla kas või kogukonna taksost või millestki sellisest. Nii et selliseid nagu Eesti on nii väike maa, et tundubki, et meil peaks nagu olema hästi lihtne kõike korraldada, aga see tähendab vastupidi minu arvates palju rohkem selliseid universaallahenduste leidmisi. Eks see probleem ongi selles, et kui meil on mingi maapiirkond või mingi küla, siis inimesi elab seal väga vähe ja kui osa neist tahab aeg-ajalt liikuda kas siis naaberkülla või kuskile linna, siis et panna seda bussi niimoodi, et iga inimene saab mingi mõistliku intervalliga, aga mõistlik intervall võiks olla võib-olla pool tundi või tund, aga mitte pool päeva, eks ole, et saab liikuma, siis see ei ole lihtsalt nagu majanduslikult tasuv, et et me viisime näiteks raudtee poliitilise otsuse baasil, ma hüppasin raudtee peale üle, viisime Turbasse, eks ole, Turbas elab umbes 900 inimest, see asi läks maksma nii palju, et oleks võinud osta igale inimesele sealt 900-st, ütleme, et imikud ja luba mitte omavad inimest kaasa arvatud, oleks võinud osta keskklassi sõiduauto, eks ole. See on nagu see maksumus, et need inimesed saavad rongiga liikuma, et see ongi valikute küsimus, palju meil raha on ja kas me suudame seda ühistransporti pakkuda või ei suuda, eks. Margot? Siin see ei ole küll Clevoni pärusmaa, aga võib-olla lahenduseks võiks olla ka autonoomne nõudepõhine ühistransport. Et seda on päris paljudes riikides juba kaalutud ja kui see isejuhtivuse tase tõuseb piisavalt kõrgeks, siis täiesti võimalik, et me saame seda niimoodi kasutada. Sest seal see põhiline kuluartikkel ehk siis inimese tööjõukulu kaob üldse ära ja kui me ka selle tehnoloogia suudame piisavalt madala hinnaga pakkuda, siis see võiks täitsa olla lahendus inimestele, kes elavad sellistes kohtades, kus tõesti võib-olla bussi ei olegi mõttekas käima panna. Mul on juba mõttekoht, kuhu me peaks selle viima, et siin arutatakse uuesti Kotka-Sillamäe liini, kas peaks laevaliiklus uuesti seal tööle panema ja kui siis tuleb Sillamäele, et sealt on ju koht, kuhu loogiliselt Soome turist võiks tulla Narva-Jõesuu ja Sillamäe Narva-Jõesuu vahel on ainult 20 kilomeetrit, seda võiks ju väga hästi üks isejuhtiv buss lahendada. Ma arvan, et see on väga hea kasutusviis. Teeme ära, nii. Nojah, ainult, et see laev tuleb tõenäoliselt üks kord, ma ei tea, kuus või nädalas või et ega seda bussi nüüd liiga palju sinna vaja ei ole. Ja ka siin mõnes eelvestluses ma ütlesin, et tegelikult ma isegi mingi aeg tagasi viisin ennast kurssi, et ühistransport kui selline definitsioon, et mida see ütleb. See on suurte inimmasside liigutamiseks linnalises keskkonnas üldjuhul. Aga meie räägime ajaasustuse probleemi, liikuvuse probleemi lahendamist ühistranspordiga. Siin on midagi väga valesti. Pigem ma olen nõus Tõnisega, et see meie hajali asustus on veel rohkem läinud hajali ja me ei suuda lahendada seda bussi või ühistranspordi korraldamise läbi. Siin peavad olema mingid uued lahendused, seesama kogukonna takso või me vestlesime, et võib-olla on tegemist tegelikult sotsiaaltranspordiga, et kui inimestel on liikumisvajadus, tegelikult see eksisteerib. Paljud omavalitsused toetavad ka liikumispuudega või eakamaid inimesi. Aga see on teine asi, see ei ole ühistransport, siis räägime õigete nimedega. Ja millegipärast Eestis ei ole üldse kanda kinnitanud selline asi nagu carpooling ehk et inimene, kes kuskile sõidab, kas siis mingi platvormi või mingil muul viisil kaudu leiab endale kaasreisija või reisijad ja siis 3 auto asemel sõidab sama marsruuti 1, aga eestlane, see seletab, kui seda ajaasustust on ikkagi nagu loomult individualist, et me ei taha nagu naabrile liiga lähedale minna ja tegelikult, et ma tahaks ikka autos olla üksinda või siis mõne tuttava inimesega, mitte võõraga. Kusjuures ma ei saa öelda, et ei ole päris kanda kinnitanud, selleks ei ole küll mingit ärilahendust, aga kui Facebookis vaadata, siis Pärnu, Tallinn, Pärnu grupid, Pärnu mis iganes või Tartu, Tallinn, Tartu, et seal väga palju jagatakse seda. Mina tudengipõlves ainult seda kasutasingi, et Pärnu, Tallinna vahel liigelda. Nii et ta mingil määral on olemas, teda ei ole vaja seadustada, aga selleks ei ole lihtsalt loodud ärilahendust. Aga Tõnisele ammu näpp sügeleb. Käsi püsti ka publikus, kas? Väga hea. Võtame vahepeal siis publikust ühe küsimuse. Enne sõjaajaks siis Eesti Vabariigis käisid bussid mööda peateid. Kõrvalt küladest sõideti jalgratastega sinna magistraali nii ja buss võttis jalgratta oma katusele ja sõit läks sinna, kuhu vaja. Miks praegu me kogu aeg
nagu ma ei tea, mingit rumalat mängu mängime ja niisugust võimalust ei planeeri endale, et buss võtaks jalgratta kaasa. Täna võtab rong jalgratta kaasa, kuigi vähendatud Õige. mahus. Aga bussile saab ka sinna alla pakiruumi, kui bussijuhiga hästi läbi rääkida. Lux Express tegi minu meelest väga ägeda kampaania. Pipi-Liis. Kui palju sinna mahub? Sinna mahub, eks ole, no kui ta kokku paneb, kokkuka mingisuguse, siis võib mitu tükki panna, aga muidu ei mahu sinna. Tavaline leistang on juba nii lai ja see on suur mässamine, see on aja viitmine. Aga bussijuht enne, minu vanaisa rääkis, ronis kiiresti katusele, võttis jalgratta maha ja jõudis õigel ajal sõita sinna, kuhu vaja oli. Miks praegu me niisugust varianti ei kasuta? Sinna pakiruumi hakka toppima nüüd. Ma arvan, et see on väga hea mõte iseenesest, aga ma näen siin ühte suurt sellist probleemi, et ega isegi see buss ei peatu kuskil. Sa ei saa isegi ilma jalgrattakata sinna peale tegelikult. Nii et kui me räägime nüüd sellisest suurte magistraalidel toimuvast bussiliiklusest ja eks teadagi, et inimestel on nüüd see aeg on läinud nii kalliks, et ei ole aega enam peatudagi, ammugi seda, et bussijuht katusele hakkaks ronima. Nii et ma kardan, et see selline hea toona kehtinud praktika ilmselt praegu ei lähe. Samal ajal mulle tundub, et selline kokkuvedamine, olgu ta siis jalgrattaga või väikesema bussiga või ka autodega, see oleks võib-olla lahendus sellele liikuma saamise probleemile siiski paljude väikeste kohtade jaoks. Just. Ja omalt kogemusest võin ka öelda, et tõepoolest, kui mul oli vanaisa oli bussijuht Jõgevamaal ja see oli hoopis teine elu muidugi, et hoopis teine tempo ja see oli lausa kogukonna elu. Kui ma temaga kaasas sõitsin, siis kõik külainimesed olid tuttavad, selge samamoodi jantimine nende busside ümber, et see oli kokkusaamise koht ka, et sõitma ei mindud mitte asja pärast alati. Et täna me oleme teistsuguses olukorras. Aga mis puudutab nüüd ühistransporti laiemalt liikumisviiside seotust, siis just nimelt, ega me liikuvuses peame ka rääkima ühe tervikuna, kus iga liiklemisviis moodustab oma osa ja me ei tohiks ka demoniseerida mitte ühtegi liikumisviisi, vaid nägema igaks asjaks on õige tööriist. Ja üks teema, mis puudutab siis linnade lähialade ühendamist linnakeskusega, on kindlasti, meie kutsume need liikuvuskeskusteks, mis on siis kontseptsioon, kus sul ongi võimalik oma sõiduk jätta ja astuda ümber siis sellele instrumendile, mis just nimelt nüüd oleks õige, olgu ta buss, ratas või midagi muud. Ja nende arendamine on ilmselge loomulik tee, kuhu täna ühistransport ja liikuvus peab minema. Härral on seal küll käsi püsti, aga mõte siis selles, et jalgratas on turvaliselt jätta ja pärast on samast kohast edasi sõita, eks ole, või tagasi sõita siis. Jah. No kui see jalgratas seal alles on, eks ole. No just. Aga mõnes mõttes on väga hea lähenemine teemale multimodaalsus, et tegelikult need erinevad transpordivahendite ühendamine, kas on siis buss ja jalgratas või see on mingi muu liiklusvahend kombineeritud mõne muu vahendiga. Ma ise väga tihti Tallinna linnas sõidan ühe jupi maha ühistranspordiga ja selle viimase miili lähen tõuksiga. Et iseenesest see multimodaalsus on hea lähenemine sellele, et vähendada isiklike autode kasutust. Aga kas me üldse peame vähendama? Mis see annab meile pikema perspektiivi eesmärkide saavutamisel, kui meil on vähem autosid? Me kõik räägime, et meil on väga suur autostumine, meil on väga palju autosi. Kas autod on see probleem? Ja ma arvan, et tegelikult et ei ole need autod võib-olla nii väga probleem ja see autostumine on üks number, tõenäoliselt hulk nendest autodest võib-olla 20%, 30% on sellised, mis ei sõida üldse või millega sõidetakse väga episoodiliselt, et mingid hobiautod ja muud sellised kabrioletid, millega saab sõita ainult võib-olla suvel ja talvel ei raatsigi sinna Soola tänavale seda ajada, et ma arvan, et autos ei ole tegelikult midagi halba, kui seda mõistuspäraselt kasutades, ta ikkagi on kõige mugavam liikumisviis, mis ei tähenda seda, et autoomanike huvides peaks üle sõitma tingimata nüüd kergliiklejate huvidest, jalratturite ja jalakäijate huvidest, et seda kindlasti mitte, aga et me võiksime nagu sõbralikult koos eksisteerida. Tõnis? Ja selle osaga täitsa nõus, et tegemist on ühe tööriistaga, millel on oma koht meie ühiskonnas ja see tööriist ei kao mitte kuskil ära ja see on oluline. Aga autokasutuse kasv on meil tõesti ühiskonnas probleem ja selle mõjusid me näeme nii ühiskonna rahakotil kui ka isiklikul rahakotil kui ka keskkonnal loomulikult. Et kui me räägime täna ka oma kliimaeesmärkidest, millest me peame rääkima ja tõsiselt rääkima,
siis transpordisektor moodustab seal väga olulise osa süsinikuheidetest ja autostumise ja ohjeldamisega me peame tegelema. Ja no ütlen, ma tooks veel siia selle nüanssi ka, et me tihti kipume tõesti rääkima sellest, et sul on vaja autot maal, sul on vaja autot laste vedamiseks, mis on kõik õige. See on see, mis ka president välja tõi, eks siin debatis, automaksu debatis. Aga see on üks väike osa sellest tõest. Toon Tartu näite, Tartu linnaga seotud liikumistest, ehk siis liikumine, mis on kuidagi seotud linnaga, kas ta läheb linnast läbi või linna sisse või linnast välja või linnast sees. Kusagil 70% või 68% liikumistest on tegelikult seotud alla 8 kilomeetriste sõitudega. Ja ilmselgelt selles piirkonnas on sul ühistransport olemas ja kõik muud liikumisviisid olemas. Aga kui me vaatame liikumisviiside jaotust, siis see on väga kreeni autostumise poole. Just nimelt, kuna tingimused on olemas, siis on väga-väga mugav ja see tundub ka kiire. Tihti ei ole tegelikult kiire, aga see tundub mugav. Et mul on üks hea näide, kui ma Kadriorus elasin, siis mul olid naabrid, kes käisid Kõrvaltänava kohvikusse autoga, sest nad olid sellega väga harjunud, kuigi sul on seal Veitsenbergi tänava ja muud on ühesuunalised või Koiduä. Ja nendel läks kauem aega, et sinna jõuda, kui minul jalgsi. Aga see on mingi selline võib-olla hirmu küsimus või midagi muud psühholoogilist. Ja need on need liikumised, mis on probleemsed. Ehk siis, kui me jätame oma auto kasutuses alles liikumised, mis on päriselt vajalikud, siis tuledki maalt, eemalt, sul ongi vaja lapsi liigutada, sul ongi vaja tuua 10 kilo kartuleid. Mõnikord tood, on vaja, iga kord ei too. Siis meil ei oleks üldse probleeme ummikutega, meil oleks puudu ka ilmselt investeeringutest teede jaoks, sest et teed ei kulu nii kiiresti ja ei ole ka nii palju ruumi vaja. Pipilis tõstis käe. Ma just mõtlen kaasa, et meil oleks kõigil vaja mingisugust sellist raputust küll, sellepärast, et teate, ma tunnistan ausalt, Türilt sõitsin täna Paidesse siia ja tee peal tuli mul mõte, et meil on täiesti korralik ühistransport olemas, Türilt Paidesse, Paidest Türile ja uskuge mind, mul on praegu piinlik, aga ma isegi ei kaalunud seda võimalust kasutada. Istusin autosse, panin auto käima ja sõitsin siia. No abikaasa õnneks tuli nüüd bussiga järgi niigi palju, et me ei tulnud 2 autoga. Ja kui näiteks poeg läheb mul nüüd Tartusse õppima, siis ma olen täiesti kindel, ta on alaealine veel, tal ei olegi võimalust autoga sõita ja ma tean, et ta saab tegelikult seal kõik oma käigud tehtud, ei ole üldse mingit probleemi. Loomulikult maal elavad inimesed tõepoolest transpordivad oma lapsi, käivad kaupluses ja seal naljalt seda, et nüüd hommikul sõidan bussiga linna ja tulla õhtul võib-olla heal juhul tagasi. Ma arvan, et sinna me ei peaks ilmselt tõesti püüdma. Aga miks mitte on ju siin Põhjamaades ikkagi üsna selliseid ebamugavaks tehtud kesklinnades ja tiheasustustes autokasutusi. Alguses see inimestele üldse ei meeldi, sest see nõuab harjumuste muutmist. Aga ega vist mingisugust teist teed väga ei ole, kui me ainult mugavust soodustame ja igaühel ainult autoga sõitmist. Ma pean silmas just nimelt linnades. Siis meil tõenäoliselt midagi väga muutust ikkagi loota ei ole. No. Võtame vahepeal sealt härrasmehelt, kellel oli käsi püsti uuesti küsimuse. Teate, mina sõitsin täna 43 kilomeetrit jalgrattaga siia. Süümekat mul ei ole tänu sellele emakese looduse ees. Ja sellepärast ma ajan seda jalgrattajoru edasi. Ma nõustun teiega, et igale ühele ei ole jõukohane ronida bussi katusele. See, kellel ei ole seda jaksu, pangu treiler bussi taha. Loodan, et kui siin on mõned bussifirmad, siis nad võtavad inspiratsiooni sellest. Aga Margot, kuidas on Clevoniga lugu? Kas teie ka plaanite lähiajal inimesi tarnima hakata või jalgrattaid tarnima hakata, pakke juba tarnite või siis mõne ise just juhtiva taha panna ühe treileri, kus jalgrattaid vedada? Selles mõttes variante on lõputult, et kui see isejuhtiv süsteem on sellisena välja arendatud, siis seda saab panna igasuguste sõidukite peale. Ja meie pole ka ainus arendaja Eestis, näiteks meil on Auvetek, mis teeb isejuhtivaid busse. Meil on neid firmasid veel, et seda kindlasti saaks kasutada ka inimeste transpordis. Miks me praegu oleme pakkidele keskendunud, on see, et seal on üks täiendav ohutuse aspekt, et seal ei ole inimesi sees. Ehk siis alguses, kui see tehnoloogia ei ole veel päris küps, siis me ei pea seda katsetama inimeste peal, vaid me saame seda katsetada asjade peal. Et nende puhul, kui need lähevad kaotsi, ei ole mitte mingisugust vahet. Et see on nagu üks suur aspekt, miks me oleme alustanud kaupade veost.
aga kui me vaatame laiemalt kogu seda taristut, kas see on isejuhtivatele Eestis või see on jalgratastele, siis kuidas te hindate, kuidas meil see seis on? Kui paljud teist saavad, kui nad tahaksid minna rattaga igapäevaselt tööle? No ma ikka tunnustan härrad, kes siin nüüd tuleb välja, tuligi jalgrattaga ja mitte siit samast üle õue, vaid ikkagi päris kaugemalt ja see nõuab pealehakkamist ja tahtmist, aga natukene ikkagi kohati vaprust ka, sest meie teedel liikudes ei ole alati väga ohutu siiski näiteks see jalgrattaga sõitmine ja ega see, kus sa selle jalgratta pärast ka saad sättida, nii et ta pärast, ma ei tea, kohvikus käiku või arvamusfestivalilt minekut, ma ei teagi, kus ta teil kinni seotud on, kuskil lasipuu külge. Et neid kohti kindlasti peaks olema rohkem ja liikluskultuur meie teedel, kus ei ole kergliiklusteid ja arusaadavalt igal pool ei hakkagi neid olema, siis ma arvan, et see on päris tõsine murekoht, et näiteks ka noorte ja laste puhul saata neid jalgrattaga täiesti mõistlikke distantse ka läbima, jääb tihtipeale just selle liiklusohtlikkuse taha ikkagi. Kuigi Eestis on pigem ohutud tänavad, kui ma viitan sellele samale Eurostati uuringule, kus ma enne lugesin, et inimesed on kõige vähem rahul või et on ainult 5% rahul oma kodutänavate teede ja olukorraga, siis kui küsiti ka, millega te kõige rohkem rahul olete, siis öeldi, et ikkagi liiklusturvalisuse ja ohutusega just ka sellest vaatest, et Eestis on pigem ohutu liigelda. Et selles mõttes ma arvan, et meil veab, meie tänavad ei ole nii üleküllastunud. Sa mainisid enne sõna ummik, aga tegelikult Eestis, kas me päriselt teame, mis see ummik on? Tõenäoliselt mitte nii, nagu mõnes teises riigis teatakse. Aga minu isiklikust vaatest ja jalgrattast rääkides siis, või üldse linna planeerimisest, siis minu suur probleem on see, kui palju lihtsalt autod võtavad linnas ruumi ja see ei ole ainult teede all, vaid see on ka kõik muu, näiteks parkimine. Et väidetavalt on Tallinnas ühe auto kohta 2-3 parkimiskohta, mis on umbes 60 ruutmeetrit ruumi ja tegelikult 95% ajast see auto seisab sul ühe koha peal, sa ei kasuta seda. Et mida me saame teha selleks, et autod ei võtaks meilt ära nii palju ruumi? Kas siin ongi mingisugune alternatiiv, mis aitab meil säästlikumalt liikuda või me peaks lihtsalt oma linnasi teistmoodi planeerima? Eks see nagu kõrvalkõneleja juba ütles, et see hakkabki sellest planeerimisest ja elukeskkonna väljaehitamisest pihta. Et me oleme väga autokeskselt selle kõik rajanud ja seda aasta jooksul ei muuda. See võtab jälle põlvkondi. Eesti ei saa olla Amsterdam või Tallinn ei saa olla Amsterdam. Absoluutselt ja teiselt poolt ma usun ka, et me tegelikult ikkagi oleme autousku ja ega me autodest lahti ei saa kunagi. Auto saab muutuda keskkonna säästlikumaks, võib-olla linnas saab ta väiksemaks muutuda ja kõike muud, aga autod jäävad, aga et seda ruumi võrdselt jagada ka teiste liikumisviiside vahel, sellega ma olen kindlasti poolt ja linnas ka see ühistransport töötab, mis võib-olla hajaasustuses mitte nii väga. Mulle tundub, et see autousk on siin üks keskne termin, et sellest jääbki mulle mulje, et see on nagu natukene identiteedi küsimus ka, et see ei pruugi isegi olla ratsionaalne valik alati. Võib-olla sul tegelikult oleks kiirem minna rattaga, aga sa ikkagi valid selle auto, sest sulle tundub, et see on kiirem ja mugavam ja sa kuidagi oled selle autoga kokku kasvanud. Pigem ei taha nõus olla, et ma veel kord ütlen, et tegelikult nii nagu teedel on erinevad funktsioonid, ka nii inimestel oma liikumisvajadused on väga erinevad. Et näiteks kui sa päeva jooksul peadki käima ühes kohas, et tuled 42 kilomeetrit rattaga, oled arvamusfestivalil ja lõpetad kodus, on täitsa fine. Aga näiteks enda elutempo juures ma hommikul alustasin Hiiumaalt, olen 2 sündmusel juba täna osalenud, pean 2 veel jõudma. No ma rattaga tõenäoliselt sinna ei jõuaks, et see ei ole võimalik ja paljud meie inimesed on sellise liikumisvajadusega. Aga tõesti, et kui ma käin näiteks Kalamaja ja Toompea vahel tööle, et tegelikult on täitsa okei kastirattaga ja kõik on võimalik, aga vajadused on erinevad. Ja toetangi seda, et see auto kasutamine ja valik autoga sõita on ikkagi valdavalt vajaduspõhine ja inimene ei tule sealt autost ära, kui talle ei anta mõistlikku alternatiivi, et on see mõistlik alternatiiv siis mingisugune turvaline kergliiklustee ja tal tõesti ei ole kaugele minna ja ta saab oma asjad niimoodi korraldada lühikese distantsid. Et või on siis hästi mugav ja kiire ja kindla graafikuga ühistransport, mis talle sobib. Et kuni seda alternatiivi ei ole, siis kindlasti peaks otsima lahendusi, et teeme nende autoomanike elu võimalikult keeruliseks, et äkki nad siis loobuvad autoga sõitmisest ja valivad mingisuguse muu transpordi, mis ei ole ei mugav, ei kiire, ei mitte midagi, eks ole. Just. Alati on see pitsa ja prääniku küsimus, et kumb töötab paremini, aga Tõnis, sul oli ammu juba käsi püsti ka. See on selline teema, kus tõesti, nagu ennegi mainisime, et nii kultuur kui planeerimine käivad käsikäes. Et ei saa oodata kultuurimuutust ja siis minna planeerime ka vastupidi. Ja me näeme täna kindlasti ka seda, et nooremas põlvkonnas on hoopis teistsugused ootused tegelikult oma eluviisidele, oma liikumisviisidele. Ja mida vähem nad omavad asju, seda õnnelikumad nad on tegelikult. Et see toob hoopis teise paradigma.
mis tähendab seda, et sul ongi sõidukite jaoks vähem ruumi vaja ja sul ongi siis vajadusel nädalavahetusel sa rendid selle sõiduki, kui sa tahad siis maale või mujale minna, mis on väga mõistlik nii ressursikasutuse mõistes, nii selle toote mõttes kui ka maakasutuse mõttes. Aga kaasas peab käima ka planeerimine ja ma toon ühe Tartu näite, et meil on ka tihti teatud regulatsioonid, mida me oleme ära unustanud, et nad meil on ja me ise planeerime endale kogu aeg sihukest kõvakattega tulevikku. Ja üks neist on meil parkimisnorm, mis kehtib üle Eesti põhimõtteliselt linnades ühteviisi. Et isegi kui sul on kas Jõgeva kesklinn või Tartu äärelinn või Mustvee mõni linnatänava osa, igal pool on üks ja sama parkimisnorm, kui palju sul peab olema autokohti korteri kohta või eramaja kohta. Ja mingi hetk me saime, kui see läks ka karmimaks mõni aasta tagasi, 2016 umbes, siis me saime aru, kui jabur see on tegelikult, et sul on sama nõue kesklinnas, mis on ka äärelinnas. Et sul on ilmselgelt kesklinnas, äärelinnas erinevad liikumisharjumused, erinevad leibkonnad, erinevad eluviisid ja sa ostadki kesklinna teistsuguse koha endale. Ja seda nägid ka arendajad, sest et lihtsalt kesklinna arendatud ala tohutu asfaltväljaga, esiteks nad said vähem korterid, vähem haljastust ja parkimisplats oli ka tühi. Ja mis me siis Tartus tegime? Me tegime sellise rakenduse, kus me kaardistasime ära üle linna, kus paiknevad linnas erinevad teenused, kus on sul pood, kus on sul lasteaed või kool, et aru saada siis, kui hästi jalutatav või rattaga sõidetav see elukoht on. Ja vastavalt sellele kättesaadavusele vähendame nüüd parkimisnormi, mis on niisugune gradient nii-öelda, et mida südalinnas rohkem sa oled, eks vanalinnas ilmselgelt sul ei olegi ruumi. Keskkond on nii tihe, sa ei saagi teha sinna ühe korteri kohta 2 parkimiskohta. Eks. Ja äärelinnas teine olukord. Ilmselgelt seal on teistsugused kättesaadavuspõhimõtted kui ühistranspordile ja siis auto omamise tõenäosus on suurem. Ja selliseid nutikaid lahendusi, ma arvan, me peame üha rohkem planeerimises ja liikuvuses kasutama, et meil ühe pulgaga, et meil ei ole tegelikult maailm nii mustvalge, vaid peab olema veidi nutikam. Kusjuures, kui mina ostsin oma korteri mõned aastad tagasi, siis meil üritati ka hirmsasti pähe määrida kindlasti 2 parkimiskohta. Mõtlesin, mul ei ole vaja, meil on 1 auto, meil ei ole vaja 2 parkimiskohta ja lõpuks me ei ostnudki ja nüüd see parkimiskoht seisab siiani tühjana. Ehk et siis planeeriti, et korteritel on vaja tõenäoliselt 2 parkimiskohta ja tegelikult ei olnud vaja, sest me oleme südalinnast 3 kilomeetrit. Mida ma teen selle 2 autoga Tallinna kesklinnas, ei ole ju otseselt vaja. Aga me olemegi rääkinud nüüd ohutust liiklemisest, me oleme rääkinud säästlikust liikumisest, räägiks natukene innovatsioonist ja tarkadest lahendustest, et me saame aru, et autostumine on Eestis mõnevõrra probleem, aga samas meie käitumine ei muutu, kui auto tehakse lihtsalt hästi ebamugavaks inimestele ja loodetakse, et äkki ta siis ei sõida enam autoga. Meie käitumine ei muutu, kui me loodame, et inimesed sõidavad rohkem jalgrattaga, kas on 42 kilomeetrit või 3 kilomeetrit tööle, kui meil ei ole välja ehitatud korralikku rattateede taristut. Aga kui palju siin me saame kas liiklusohutusel või säästlikul liikumisel toetuda tegelikult uutele lahendustele, et me ütleme, et vanamoodi enam ei saa, mis on toonud meid siia, meid enam edasi ei vii, aga kuidas tehnoloogia, mille poolest Eesti on tuntud, või uued nutikad lahendused aitaksid meil olla liikumises säästlikumad või turvalisemad? Et Margot, võib-olla sul on hea koht siin algus sisse teha, rääkides, kuidas teie liiklusvahendid just innovatsiooni ja tarku lahendusi kasutavad? Jah, meie isejuhtiv sõiduk, nagu öeldud, on siis mõeldud pakiveoks, et ta ilmselt lahendabki selliseid logistikasektori probleeme peamiselt. Ja ta on väga hea lahendus ka sellistes kohtades, kuhu suured kaubikud tegelikult ei mahu või neid ei ole mõistlik kasutada. Näiteks Tallinna vanalinnas on selline koht, kuhu kaubikud juba aastaid sõita ei tohi, aga meie autod tohivad, sest nad lihtsalt on seal mõistlikud liikuma ja väikseid kaupu viima. Aga kui me räägime võib-olla sellistest taristulahendustest, mis võiksid olla isejuhtivate sektorile kasulikud, siis ma natuke mõtlesin selle peale ja tegelikult isejuhtivate sektor suuresti vajab samu asju, mida vajavad ka kõik teised liiklejad. Et meil oleks normaalsem liikluskultuur, et meil oleks teatud kiirusepiirangud teedel. Et sellised nutika teelahendused küll aitaksid meid, aga nad ei ole otseselt hädavajalikud, et seda isejuhtivust saavutada. Et kui me räägime näiteks, ma ei tea, tarkadest fooridest või tarkadest liiklusmärkidest, et kindlasti need on asjad, mille peale me võiksime mõelda, aga need ei ole hädavajalikud, et seda isejuhtivuse potentsiaali saavutada. Et pigem on need nagu võib-olla isegi sarnased asjad, mida vajavad ka teised liiklejad. Aga ma ütleks, et tegelikult, et neid
nutikaid lahendusi, võib-olla kas ta on rohkem autotootjate poolt, aga on ju tegelikult juba tulnud, et kui me võrdleme autot mingi 4-50 aastat tagasi ja praegu, siis see on täiesti teistsugused, et auto loeb liiklusmärke, pidurdab, kui tal ees on mingisugune takistus, hoiab ise sõidurada ja teeb veel palju muidki asju, eks ole. Et see tähendab, et see suhtlus keskkonna vahel, millesse auto liigub ja auto enda vahel on järjest tihenenud ja ilmselgelt sinna suunda see kõik liigubki, et tee pealt tuleb järjest rohkem informatsiooni, et on seal mingisugune takistus, on seal mingi liiklusõnnetus, on seal loom, on seal teeremont, et auto ühel hetkel kas võtab ise vastu otsuseid või siis annab juhile infot ja juht võtab selle otsuse vastu, nii et see targa tee põhimõte ei ole kindlasti veel kaugeltki sinna faasi jõudnud, et saaks öelda, et meil ongi targad teed ja targad autod, aga ei saa ka öelda, et me üldse kuskile liikunud ei oleks. Aga kui kaugel me oleme tarkadest ja ühendatud süsteemidest, et täna tõesti uutel autodel on erinevad andurid, jagavad seda infot, aga me ei ole ikkagi seal päris, et autod näiteks omavahel suhtleksid ja seda infot omavahel jagaksid. Või mõned liiklusvahendid suudaksid autole otse seda infot jagada? Tegelikult see, mida Sven rääkis, me nägime siin kevadel Austrias, kui me käisime seal ka vaatamas, et kuidas selline tark liiklusjuhtimine töötab riigiteedel ja täpselt nii see on, et lisaks nendele liiklusjuhtimisvahenditele, mis meil on, need muutuvteabega märgid ja igasugused andurid, kes korjavad tee ja ilma infot, on seal tõesti siis ka kuni liiklusjuhtimiskeskuseni välja, kes siis monitoorib ka infot, mis tuleb autode poolt juba. Ja kui näiteks autol toimub peatumine, näiteks 120 kiiruse pealt nulli mingi väga lühikese aja jooksul, siis on selge, et seal on juhtunud õnnetus ja tegelikult juba päästekoopter stardib, et sinna enam kiirabi auto ligi ei saa. Meil ei ole sellist liiklusintensiivsust ja tihedust, et meil ei oleks seda nagu täna ka füüsiliselt vaja, aga me peame selleks valmis olema ja tegelikult ka meie juba valmistame sellist andmevahetusplatvormi, mida meie riigiteedel peame siis olema suutelised ühelt poolt jagama autodele infot tee ja ilmaolude kohta ja teistpidi koguma. Et tegelikult see on meil täitsa nagu IT-lahendusena arenemas ja ma usun, et siin mõne aasta pärast sellised juba infovahetused ja meie liiklusjuhtimiskeskus suudab ka sellised otsused vastu võtta, aga kas või siis juhtida neid päästetöid, et mis on väga oluline jälle liiklusohutuse vaatest. Rutem pääste kohale, tõenäoliselt rohkem säästetud elusid. Kui palju on isejuhtivatel vaja selliseid nutikaid liiklusmärke ja teemärgistust? Kindlasti need aitavad kaasa. Näiteks see, et teekattemärgistus oleks püsivalt hea, on üpris tähtis, et see auto oskaks ennast positsioneerida, et selles mõttes on võib-olla keerulisem ilma selleta sõita. Ja samamoodi näiteks targad fuurid oleksid abiks või targad liiklusmärgid. Et lihtsalt me ei ole praegu väga palju saanud oma arenduses sellele loota, sest seda infrat ei pruugi veel olla. Et kui me jääksime selle peale lootma, siis meie arendus ei jõuaks väga kaugele või siis meie need piirkonnad, kus me saame opereerida, oleksid lihtsalt alguses väga-väga väiksed, kus see infra on olemas. Et selles mõttes ta kiirendaks väga palju arendust, aga see ei ole miski, millega me tingimata arvestame. Kuidas linna planeerimises on ja siis Priit kohe sina? Ütleme linnade aspektis, võib-olla maksab tehnoloogia aspektist tulla tagasi selle sama erinevate liikumisviiside ühendamise juurde, et maas ehk siis mobility as a service teema, mida täna nii riigi kui omavalitsuse tasandil Euroopas aetakse, et see on kindlasti järgmine asi, mis tuleb ära teha lihtsalt. Ja kes ei tea, et mida see endast kujutab, siis see põhimõtteliselt tähendabki seda, et sul on üks platvorm, kus sul on võimalik võtta kasutusse, olgu siis rendiauto või rendiratas või transport bussi näol või trammi näol või rongi näol, et kõik on hästi lihtsasti ja mugavalt tervikuna hallatav. Midagi sellist me näeme jälle Soomes, kus on väga hästi erinevad ühistranspordi liikumisviisid ühendatud. Ma ei tea, kuidas neil koostöö erasektoriga läheb, et alati see avaliku sektori teenuse ja erasektori teenuse ühildamine on keeruline, sest nende juba finantsloogika on hoopis teistsugune. Aga see on üks asi, millega tuleb tegeleda, et me mõtleme liikuvusele mitte, et ma olen nüüd elupõline jalakäija, vaid et ma kasutan erinevaid asju vastavalt olukorrale, et mul oleks võimalikult mugav neid erinevaid liikumisviisi siis kasutada. Ja tehnoloogia on siin abiks, et selgelt. Priit? Võib-olla üks mõte, ma küll ei ole nii hästi kursis, kuhu ja kuidas areneb Clevon oma isejuhtivaga, aga mõned aastad tagasi ühel isejuhtivate sõidukite konverentsil Põhja-Soomes öeldi niimoodi, et tõenäoliselt need isejuhtivad, mis jõuavad vabasse liiklusesse koos meie
tavaliiklejatega, et need ei kasuta ühtegi täna teadaolevat ei liikluskorraldust, ei navigatsiooni lahendust, et tegelikult tehnoloogia areneb kogu aeg nii palju, et ma ei tea, mis on teie suund ja millesse te usute, et 10 aasta pärast töötab, aga näiteks täna on meil tõsised diskussioonid, infotehnoloogia ettevõtete liit ütleb, et kui me arendame riigiteid, et miks me ei ole juba valmis isejuhtivateks ja miks me ei loo neid lahendusi ja pange vähemalt need kaablitorud ära maa sisse, et on vaja ühenduvust ja kõike muud. Me küsime, et aga millise standardiga ja mida, et tegelikult selles ei ole ju kokku lepitud, et mis on see miinimumnõuded või standardid. Me oleme lahkesti valmis seda kõike kaasa tegema, aitama, me usume, et see tuleb ja võib-olla rutem, kui me ootame. Aga mida ja mis on see vajadus, et selles on kindlasti tehnoloogiaettevõtted peavad väga ühelt poolt olema avatud, aga ma saan aru, et siin on ka konkurents, et see alati see avatus ei tule välja. Nii et me oleme põnevusega ootel. Ja võib-olla ma kommenteeriks veel, et siin on, et üks osa on, et millised on need tehnoloogilised lahendused, aga teine osa, et milline on see transporditaristu, kus me neid lahendusi kasutame, et ega tegelikult maailmas on ju olemas juba lahendus, kus suured rekkad sõidavad kolonnina, 4-5 rekkad kolonnis ja juht on ainult esimeses autos ja ülejäänud autod siis kopeerivad selle juhi tegevusi. Aga me ei saa neid autosid kuidagi lasta näiteks Eestis liikuma, sellepärast et meie transporditaristu ei võimalda seda, et nad tekitaksid siin tohutu kaose ja ilmselgelt ei lõpeks see eksperiment hästi. Ehk et meil on puudu nagu selline baastase, millel me saaksime hakata midagi üles ehitama. Et neid mitmesuguseid lahendusi võib välja mõelda, aga ühel hetkel see meie taristu olukord paneb kõigele sellele pidurit, et praegu kindlasti veel mitte, et võib-olla kunagi mingi aja pärast. Kohe on sulle ka, Pipi-Liis, sina oled Tallinnast väljaspool, et ma arvan, et sa saad esindada ka seda teistsugust vaadet, et me Tallinnas ilmsesti räägime, et meil on Clevoni pakirobotid, mis toovad meile pakke, meil on tõuksid, mida kõik vihkavad. Ja sellised uued targad lahendused jõuavad alati suurtesse linnadesse. Et kas sina tunned oma igapäevaelus sellest puudust, kas midagi peaks tegema teistmoodi, et need targad lahendused jõuaksid ka Türile või Paidesse või kas neid on üldse vaja? Kas see on lihtsalt moeröögatus või see on päriselt kasulik? Tehnoloogia areng on siiski väga kiire ja kuigi paar aastat tagasi tundus, et näiteks neid tõukse keegi ei hakka meile Paidesse Türile tooma, näete, selle suvel on kohal. Ja muidugi, kuna me oleme kuulnud, et kõik peavad neid vihkama, siis meil kõik alustasid ka sellega, et issand kuulis asi nüüd on, et mõni on risti ja mõni on vale koha peal. Aga siiski inimesed harjuvad ja kui alguses loomulikult on noored need, kes julgevad neid kasutama minna ja proovima, siis see harjumus tekib ruttu. Samamoodi pakiroboteid meil veel ei liigu, aga me maal oskame ka juba kasutada pakiautomaate, sinna kaupa tellida. Meil on võimalus tegelikult endale see postkast endale tellida, kuigi seda kasutavad vähesed, sest hind on alles ju kallis. Nii et siin natukene kannatust ja isegi minu vanainimese silmad ilmselt seda veel näevad. Ma tahtsingi öelda, et ma loodan väga tehnoloogiliste lahenduste arenduse ja siis ühtlasi alati ka odavnemise peale. Ma usun, et see on see, mis jõuab ka ikkagi väiksematesse kohtadesse ja suurtes loomulikult. Ja ma toon nagu halva näite ka, et isegi kui ma väga tahan kasutada ühistransporti ja liita erinevaid liikumisviise, siis täna see on ikkagi, ma pean ikka väga osav interneti kasutaja olema, et seda tegelikult planeerida oma teekonda. Nii et siin sellist tööpõldu tehnoloogia ettevõtetel ja äpi arendajatel on muidugi tohutult. Ja ma olen päris kindel, et see tuleb ja see tuleb palju kiiremini, kui me ootame võib-olla, sest me oleme näinud, et see on selline eksponentsiaalne kasv kogu aeg nende uute lahenduste puhul. Olen väga positiivne, ootan huviga. Väga tore. Margot ja siis Tõnis. Ma ütleks, et võib-olla väiksed kohad on isegi kõige parem, kus nende lahenduste katsetamist alustada. Näiteks kõik Clevoni asjad on esimesena testitud Viljandis. Et see on võrdlemisi nagu vähem kompleksne liikluskeskkond esiteks, väiksed linnad. Selles mõttes on hea sealt isejuhtivate katsetamist alustada. Ja mina täitsa ütleks, et Türi võiks olla nagu esimene valik Tallinna ees. Väga hea. Tõnis. Ma võib-olla jätkaks ka seda tehnoloogia arengu mõttel on ka tõesti, et areneb niivõrd kiiresti, et kui võib-olla küsida, et mida võiks avalik sektor siis teha, et eraettevõtetes tehnoloogia tuleks sinna ja sobituks sinna konteksti hästi, siis parem on mitte teha midagi väga palju, sest et tõepoolest sa suudad selle avaliku rahaga investeeringu ära teha ja tehnoloogia on juba eest ära jooksnud, juba on uued ideed, eks. Et kui me oleksime mõnele sõiduviisile ehitanud täieliku infrastruktuuri valmis, siis oleks tulnud tõuksid ja siis me alles näeme, mis see uus liikumisviis on, siis meil oleks konfliktid juba sees ja
pigem tõepoolest ju erasektori ette nähtud lahendused ise oskavad kohaneda selle kontekstiga ja kõige lihtsam ongi just nimelt see valge piirjoone jälgimine, hoia lihtsalt oma joon korras ja see auto leiab selle joone üles. Ma arvan, et nutikas tehnoloogia on see, kes suudab hakkama saada just nimelt erinevates kontekstides ja seal on see tehnoloogiline areng olemas, kus AI kindlasti tuleb ka appi. Võib-olla lihtsalt see, et omavalitsused ja riik võiksidki kuidagi selliseks nagu katsetusteks keskkonda luua rohkem, eks ole, et anda võimalusi. Meil on juba ka igasuguseid regulatsioone, miks ei saa ühte või teist, just nimelt võib-olla mõni koht Eestis siiski sobib ka selliste uute lahenduste testimiseks paremini ja selleks peab see valmisolek siis olema koha peal ju olemas ja riigil ka. Ja riik peab kindlasti toetama neid tegevusi ja riik peab olema nutikas tellija ja riik peab rahastama. Et jõuamegi selle võib-olla kõige valusama punkti juurde, mis ongi rahastus. Et valmistades ette selleks paneeliks, siis ma lugesin eelmise Riigikogu koosseisu siis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnu, kes ütleb, et olukord riigiteedega on kehv. Järgnevatel aastatel on riigieelarve oluliselt miinustes, kui me räägime rahastusega. Siis toodi välja, et riik ei ole nutikas tellija, teenusepakkujad tahaks isegi pakkuda keskkonnasäästlikemaid lahendusi, nutikamaid lahendusi, aga üldiselt riigi puhul siis nii-öelda tellimuste ja hangete puhul ainus kriteerium on kõige odavam hind. Ja see siis takistab innovatsiooni arengut või säästava liikuvuse arengut. Et mida me siis riigina oleme valesti teinud, et olukord riigieelarves riigiteede rahastamisel on nii kehv? Võib-olla kuna see on mu lemmik teema, siis ma võib-olla alustan, et tegelikult me oleme hästi palju asju valesti teinud ja juba pikka aega. Et alates sellest, et kui Euroliit meie teede arengut toetas, siis me otsustasime, et tegelikult seda toetust me ei käsitle mitte täiendusena meie finantseeringuteks, vaid me võime ise selle võrra vähem panna, et raha tuleb ju tegelikult Euroopast. Ja siis me tegime mingeid asju, aga me tegime neid samal tasandil, kui me oleksime teinud ka siis, kui seda raha ei oleks tulnud. Ja me tegime seda aastakümneid. Ja nüüd me oleme siis selle fakti ees, et Euroopast raha enam ei tule. Me peame selle raha ise leidma, aga me oleme juba harjunud, et meie enda raha kulub mingisuguseks muuks otstarbeks ära. Et me kogume mootorkütuste aktsiisi, läbi aegade, ütleme aastani 2015 oli selline nivoo, et 75% sellest aktsiisist läks teedesse. Siis see regulatsioon või teeseadus muudeti ära, seoti lahti, see seos kadus ja praegu me kogume iga aasta mootorkütuste aktsiisi üle 500 miljoni, aga sellel aastal teedesse paneme sellest 200 ehk 40%. Järgmine aasta paneme praeguste plaanide järgi natuke üle 150, ehk siis, et võtame veel vähemaks ja siis võtame 100 peale ehk ainult 20% me paneme teedesse sellest rahast, mis me kogume liiklejatelt, kes kütust ostes maksavad seda aktsiisi. Ja nüüd me toome mängu veel selle automaksu, mis on väga tore, 120 miljonit, aga kui küsida poliitikutelt, et kas siis vähemalt see raha läheb otse teedesse, siis need vastused on ennekõike niisugused ebamäärased, et ei, et see läheb riigieelarvesse ja siis me vaatame, et kuhu see kõik läheb. Ehk et me oleme pikka aega elanud üle oma võimete ja nüüd me oleme siis olukorras, kus meil lihtsalt ei ole raha, et seda baashügieeni taset täita. Ja ega ei näegi mitte mingisugust muud varianti, kui tuleb võtta laenu, sellepärast, et ilma laenu võtmata me oleme püsikulud ajanud nii suureks, et ega see mõte, et hakkame kellelgi kas siis palkasid vähendama või koosseisi koondama, see mõte niikuinii ei lenda. Nii et see on praegune olukord ja ütleme, et ehitaja vaates on lugu suhteliselt nigel. Eriti nigel on nendel, kes on investeerinud siin asfalditehnikasse. Ma näen siin ka mingeid kolleege, kes on sama portsu otsas, et kellel 4, kellel 5 asfalditehast, üks tehas maksab 2,5–3 miljonit eurot ja nüüd pooled neist on ülearused, sellepärast, et mahud on 2 aastaga kukkunud 50% peale ja eelduslikult kukuvad sealt veel edasi. Ehk sõnum, et müüge kõik oma tehnika ära, laske oma inimesed lahti ja küll pärast vaatame, mis siis saab. Aga täpselt seda me praegu teemegi. Ja see on kindlasti kõike muud kui pikk vaade riigi poolt. Nii et tervitusi Toompeale ja igale poole mujal,
et see krahh on käes ja praegu on ta igal juhul süvenemas, et on viimane aeg midagi ette võtta, kui juba ei ole hilja. Ja olles värskelt Toompere jõudnud, siis tegelikult ma pean sinuga nõus olema selles mõttes, et mulle ka väga meeldiks, kui nii alkoholiaktsiisist ma praegu ei peagi veel rääkima, ka see, aga kindlasti kütuseaktsiisidest ja automaksust laekuv raha oleks loomulikult ülihea, kui ta ikkagi läheks tänase teede hoolduse ja remondi ja ehituse jaoks mõeldud eelarvereale lisaks. Aga me teame, et seda ei juhtu sellepärast, et selles eelarves, meie riigieelarves on neid kohti, kus on nii-öelda auk haigutamas nii palju. Ehk et meil ei ole täna lisaraha, vaid meil on ainult puudulev raha, nagu ma värske Riigikogu liikmena aru kahjuks saan. See olukord muidugi ei saa sellisena püsida, sellepärast et kõik ju siin ilmselt nii tee tarbijad kui tee ehitajad teavad, et teede mitte nõuetekohane hooldus toob kaasa tegelikult aina suuremad kulud. Ja teine pool, mida ma veel siin nagu endise omavalitsusjuhina tahan välja tuua, et ka kohalike teede nende remondimahud on tavaliselt nii väikesed, et nad samamoodi on pigem ülemäära kallid ja neid asfalditehaseid me ei saagi kasutada, sest me ei jaksa tegelikult korraga teha arvestatavas mahus üldse mitte mingisuguseid remonditöid. Nii et siin see olukord tegelikult Eesti suurusel või Eesti-sugusel väikesel maal minu arvates on üsna selline tõsine ja ligipääs sõna otseses mõttes mööda teed kuhugi on ju elementaarne ja ainuvõimalik ja hädavajalik. Nii et see teede alarahastatus ei saa sellisel viisil minu arvates küll kesta, kuigi loomulikult seda 1-2 aastaga tõenäoliselt seda struktuurset muutust ei ole võimalik ikkagi esile kutsuda. Aga kuskilt tuleks nagu alustada, eks ole? Et ma viskaks siia veel mõned numbrid õhku, et tekiks lihtsalt arusaam, et me praegu paneme ju Transpordiameti eelarvesse teede jaoks raha 200 miljonit eurot. Remondivõlg, mille riik on ise välja arvutanud, et see ei ole kuskilt erasektorist visatud number, oli mõni aeg tagasi 4,4 miljardit eurot. Ehk et 22 korda rohkem, kui üldse me igal aastal teedesse paneme, eks ole. Okei, me paneme kohaliku omavalitsuse tasandil ka, et võib-olla ei ole 22 korda, 10-15 korda. Aga praegune tase on umbes samasugune, nagu oli 10-12 aastat tagasi. Aga kui me mõtleme, et mida see inflatsioon on vahepeal teinud, kui me saaksime praegu raha sama palju kui 10-12 aastat tagasi, me sureksime nälga. Millegipärast arvatakse, et teedega võib sellist eksperimenti korraldada. Et 2 aasta pärast, kui see eelarve on praeguste kavade, teehoiukava ja riigi eelarvestrateegia järgi on 100 miljonit eurot, me läheme tagasi kuskil aastasse 2000 ja unustame ära, et selle 20 või 23 ja 24 aastaga on inflatsioon tekitanud olukorra, kus me sama raha eest ehitame 2-3, mis iganes korda vähem kui siis. Et kui me läheme 20 aastat tagasi, siis see on, ei ole 2-3 korda, vaid on 4-5 korda vähem. Ehk et võib-olla ongi selline eksperiment, aga võtaks näiteks selle rahastuse, siin nüüd viskangi selle mõtte välja, mille sõber Veiko mulle siin ütles, et aga võtame sellest 100 miljonist veel pool ära, eks ole. Siis on vähemalt saavutatud nivoo, kust enam ei saa midagi võtta, sest see 50 miljonit läheb teede hoolduseks, et kui me selle ka ära võtame, siis me jätame lume lükkamata, siis me ei sõida lihtsalt, eks. Aga et minugi poolest, et olukord on juba selline, et võib ka selle eksperimendi korraldada, et võtke see viimane raha ka ära ja vaadake, mis juhtuma hakkab. Ja tundub, et enne midagi ei juhtu, kui meil kasvavad liiklusõnnetused, inimesed ei pääse enam liikuma. Eestlane on rahulik inimene, prantslane oleks ammu tänavatel selle peale ja paneks autosid põlema. Peale tänavatel küll. Ütleme, et eestlane ikkagi tänavale sellisel viisil pigem, et ei tule, aga peaks tulema sellepärast, et me liigume nagu selle kuristiku serva suunas ja me ei ole sealt väga kaugel. Ma kohanen publikule ka, aga Priit, kas on teil olukord nii raske? Ja ma pigem olen nõus siin eelkõnelejatega ja see on ju see sõnum, miks me siin täna laval ka oleme, et kuigi võiks veidi enam olla võib-olla poliitikuid ka siis kaasa mõtlemas ja ütlemas, et mis me siis tegelikult tahame. Just. Et ma pigem olen ettevõtjatega nõus, kuna enda taust ka selline eraettevõtlusega rohkem enamus elust seotud olnud, et need ei ole üldse lihtsad sõnad, mida siin Sven välja ütleb, et kuhu on pandud 10 ja 10 miljonid eurosid,
ettevõtted kas elavad siin 2 aastat üle või mitte, et pigem ma arvan, et osad lõpetavad. Ja ennekõike siis, kui me rääkisime siin ilusatest võimalikest lahendustest ja ohutusest meie teedel, et me tõesti ütleme, et siis ka see ohutus kannatab. Et kui me ei suuda oma tee korrashoidu tagada või jätame ka lume lükkamata, no see on absurd näide, aga noh, tõesti sealt palju alles ei ole jäänud, et kogu meie teehoiukava ja riigiteede hoidmise loogika on, et kõigepealt peame hoolduse tagama, järgmine on säilitamise ja kui raha üle jääb, siis midagi remontima ja siis kui veel raha lisaks antakse, hakkab midagi ehitama. Et nüüd, kui me veel räägime 2+2 ja unistame, et kunagi neid ehitatakse, sealt me oleme täna kahjuks väga-väga kaugel ja see olukord on täitsa katastroofiline, kõva häälega öeldes, jah. Ja me küsime, et kas me ehitame Via Baltica valmis aastaks 2030 ja samal ajal me ei jõua kruusateele katet ehitada. Et see asi on nii proportsioonist väljas, et me räägime mingisugustest suurtest plaanidest ja mõtleme, et kui me võtame piisavalt pika ajahorisondi, et küll äkki siis kuidagi. Aga see 2030 on kohe käes ja selleks ajaks ei juhtu tegelikult Pärnu maanteel mitte midagi ja ei juhtu ka teistel põhimaantedel mitte midagi. Need käimas olevad asjad lõpetatakse ära ja siis on tükk tühja maad, eks. Tõnis? Et tõepoolest, et see tõestabki seda, et me olemegi üle oma võimet elanud tegelikult tükk aega. See sama, mis ma enne välja tõin planeerimise vaates, et me oleme olemasoleva populatsiooni aspektis üha kaugemale üksteisest kolinud, mis on vajanud neid uusi investeeringuid. Ja me teame, et mis tahes ressurss tulevikus muutub raskemini kättesaadavaks ja targemaks, et poliitiliste otsustega saab midagi ära teha, aga mitte, me ei saa tagasi kunagi minna sinna, kus kõik tundus niivõrd odav ja niivõrd palju saime kõike teha. Ja see puudutab ette ainult teid, vaid kõiki muid ehitusosi ka, et me peamegi täna rohkem keskenduma olemasoleva hoidmisele ja arendamisele, parendamisele, selmet uut ehitada. Et hoonete puhul sama asi tegelikult, et olemasoleva kehandite ära kasutamine, et see on mõistlik nii rahakotile kui keskkonnale, et me ei too uut süsinikku enda keskkonda, vaid me kasutame ära olemasolevat taristut. Sama puudutab see ka teid ja kui me räägime uusasulate loomisest, siis just nimelt sinna, kus sul on juba olemas infrastruktuur, et aru saada, iga uus on jällegi uus lisakulu selleks, et seda teed käibel hoida. Ühesõnaga üks lahendusvariant on võtta laenu. Meie riik tavaliselt ei kipu seda väga rõõmsalt tegema. Euroopa rahad on meie jaoks ammendunud selleks korraks sellest vaatest. Mis on veel võimalik lahendus? Mida me saame teha, et ikkagi riigieelarves ei haigutaks nii suur auk ja et iga aasta midagi olulist. Riina Sikkut ütles ka endise majandustaristuministrina, et vahepeal on koroonakriis, vahepeal on sõda, iga aasta on mingi põhjendus, miks me lükkame selle teede rahastuse kuhugi järjekorras tahapoole, aga tegelikult on ju teed, see ei ole ainult asfalt. Et see on töökohad, see on Eesti konkurentsivõime ja tegelikult lõppkokkuvõttes meie riigi jätkusuutlikkus ja inimeste tervis. Ja üks asi see, et uskuge mind ja üleskutse, et tulla tänavale kindlasti siin ei aita. Siin on vaja hoopis teistsugust lähenemist ja ka laen ei ole mitte halb asi teede ehitamiseks, aga kindlasti see ei ole see lahendus, et nii nagu tulid Euroopa rahad ja me nendega asendasime enda siseriikliku, rahastust. Kui me ka võtaksime nüüd laenu ja sellega ei arvestaks, et me ikkagi jätkuvalt peame enda tuludest ju neid teid pärast edasi hooldama, siis need on kõik sellised lühiajalised vaated. Lahendus on ikkagi see, et Eesti riigi üleüldine ülalpidamine peab olema Eesti inimestele jõukohane või me peame tegema ka kusagil võib-olla mõnes teises sektoris, mitte siis teede juures, aga me peame ka andma endale aru, et me ei saa päris kõike aina rohkem ja aina paremini ja aina uuemaid asju, vaid me peame hindama üsna realistlikult, milleks on Eesti riik tegelikult suuteline ja võib-olla ka teistpidi. Mis on siis ikkagi nagu need päris kõige vajalikumad asjad, milleta me ei saa, no ilmselt me teedeta ei saa, aga tõenäoliselt on meie mugavaks ja heaks äraelamiseks osasid asju, mis ei ole nagu võib-olla, me loomulikult tahame kõike seda, aga milleski tõenäoliselt tuleb ka loobuda. Ja mis toobki meid selle küsimuse juurde, et kuidas me loome tulevikku selliselt, et meil on tee, mida me tahame. Et mida me selleks peaks veel täna ära tegema, mida me oleme praegu valesti teinud, millised need õiged sammud peavad olema. Üks on rahastus, see on kindel. Aga kuidas me saame muuta oma linnaruumi paremaks, kuidas me saame muuta Eesti teed paremaks, et mis on teie soovunelmad? Üks asi, mille seda päriselt panustate oma töös, aga kui tal oleks ka mingi soovunelm, et kuidas seda täita ja kuidas meil on tulevik, kus on teed, mida me tahame?
Priit alustab. Võib-olla minu mõtteks siia alguseks, et tegelikult meil on vaja pikka plaani ja kokkuleppeid, mis peavad valitsuste üleselt. Et tegelikult, kui meil on mingi plaan ja me alustame ettevalmistustöid, et selline infraprojektide elluviimisprotsess ja ettevalmistus nii pikk, et tegelikult selle ettevalmistusaja jooksul jõuavad juba valitsused 2-3 korda vahetuda ja kui seal poole tee peal vahetatakse hobuseid või muutuvad plaanid, et siis uute plaanide järgi projektide elluviimine võtab veel rohkem aega. Mõne aasta tagused näited, et siin, kui mingi hetk me ütlesime, et tegelikult Eesti liiklusintensiivsus igal pool ei vaja 2+2 teid, et piisab 2+1 teed ja me olime väga usinalt neid juba projekteerinud, ehitanud ja siis korraga tuli õnn meie õuele, öeldi, et ei, kõik teeme 2+2 ja oleme ohutud ja Euroopa moodi. Nüüd me oleme peaaegu need projektid nagu siis 2+2 ümber teinud. Aga kui nüüd uuesti öelda, et teeme 2+9, see võtab jälle teist sama palju aega, 3-4-5 aastat ettevalmistuseks. Et minu ettepanek, et lepiks millekski kokku, hoiaks sellest kinni, kas või see maksukogumine ja sihtotstarbeline kasutamine teede hoidu või arendusse. Et need kokkulepped võiksid olla pikemad kui mõni aasta, et kahjuks iga valitsus tahab neid ümber kirjutada. See on väga hea point, ma küsikski Sveni käest siia otsa, et riigi kommunikatsioon on olnud kehv või sest, et kui me vaatame automaksu näiteks samamoodi sellest Eurostati uuringust, et 4% inimesi tegelikult ütlesid, et nad on nõus maksma automaksu, kui see läheb otseselt riigi heaoluks teede vaates, et hakataksegi muutma meile paremaid teid, et seda raha kasutatakse otstarbekamalt. Et kas sa näed, kas siin on error sees selles sõnumis ja selles soovis? Ütleme niimoodi, et on Eesti rahva vanasõna, et kes veerandi usub, saab poolega petta. Ja karta on, et võib minna samamoodi, nagu omal ajal oli selle kütuseaktsiisi tõstmisega, et miks me peame tõstma, sellepärast peame tõstma, et siis on meil rohkem raha, mida teedesse panna. Et lõpptulemus oli see, et aktsiisi tõstsime, aga teedesse rohkem ei läinud, et teedest võtsime päeva edenedes järjest vähemaks. Ja et nüüd selle automaksuga ei juhtuks samamoodi, et kogume selle 120 miljonit kokku, aga riigieelarve vaates see on siiski suhteliselt väike raha, see hajub kuskile ära ja ühel hetkel ei ole seda võimalikki tuvastada, et miks siis see raha on kadunud ja miks teedele ikka investeeringud puuduvad. Nii et see on üks moment ja teine moment on muidugi see, et iga maksu kogumine eeldab mingit administreerimist, et see protsess ise ei tohiks olla nagu liiga kallis või ebaproportsionaalselt suure kuluga võrreldes selle rahaga, mida me siis kokku korjame. Ja selge, et riigi kodanikuna ilma maksudeta riik ei püsi. Lihtsalt küsimus, et kuhu riik meie kui maksumaksjate raha kasutab, et kas see kasutamine on otstarbekas, et kas need on kõige vajalikumad asjad, mida me just parasjagu teeme ja kas ei võiks vaadata kogu seda terviksüsteemi üle, et kindlasti sealt leiab mitmesuguseid asju, mida me võime kas tegemata jätta või edasi lükata ja mitte keegi ei pane tähelegi, et midagi on muutunud, eks. Vaene Pipilis, sina saad need pärdikud enda õlale ja selle info edasi kanda. Ega siin vastu ei olegi vaielda, ma arvan, et see on nagu tõsi ja lihtsalt hästi ebapopulaarne on otse välja öelda, et tõesti täna ei saa automaksust näiteks laekuvat tulu anda lisaks teede ehitusse või teede hooldusesse seepärast, et see on sealt juba nii-öelda piltlikult öeldes puudu, eks ole, või rahal ei ole nime küljes, aga lihtsalt meie puudujääk tõenäoliselt on suur. Ja teine pool, mis muidugi mind ennast ka nagu on alati nagu kummitanud, on see, et tõesti see pikk plaan ja see pikk plaan peab muidugi puudutama mitte ainult sellist iga-aastast rahastust, aga see samas remondi võla olukord, et see on nüüd küll see, mida me ühegi lisamaksu ega millegagi jooksvalt ilmselt ei kata ja mulle tundub, et siin on nagu ka see probleem, et vähemalt kohalike teede puhul, riigiteedest tean ma köögipoolelt vähem, aga vähemalt kohalike teede puhul moodustabki teede hoolduse iga-aastane üks, me nimetame seda augu lappimiseks ja augu lappimine on kõige ebaefektiivsem raha kulutamise viis tõenäoliselt, eks ole. Et selleks, et teha nagu kvaliteedis seda vajalikku sammu edasi või ülespoole, selleks tõenäoliselt on vaja ikkagi lisavahendeid, mis võimaldaksid parandada oluliselt vähendada seda remondivõlga. Sealt saame me edasi minna mõistliku hooldusega ja sealt saame me edasi minna mõistliku rahastusega iga-aastaselt. Nii et siin on peamurdmist ilmselt majandus- ja kliimaministritel ikka hulga, kuidas selleni jõuda.
Margot, milline on tulevikutee, mida sina tahad? See on võib-olla rohkem sellisest isiklikust perspektiivist, aga mulle on alati meeldinud see mõte, et linnad ja teed võiksid olla ehitatud niimoodi, et nad oleks ühtviisi head ja mugavad nii 8-aastasele kui 80-aastasele. Et ma arvan, et see on üks aspekt, millest me võiksime lähtuda. Et linnad oleksid kõigile võimalikult kiired, võimalikult turvalised ja mugavad. Et millised liikumisviisid sinna on kaasatud, seda me saame näha, seda saame uurida ja siis selle alusel planeerida. Aga ma arvan, et see võiks olla selline lähtepunkt. Ja kui isejuhtivatest konkreetselt rääkida, siis nagu öeldud, meil on vaja sarnaseid asju nagu teistel liiklejatel. Et võib-olla mitte niivõrd rõhku panna nendele uuendusliku infralahendustele, vaid sellele, et meie teed oleks üldiselt korras ja meie liikluskultuur oleks normaalne. Et need on sellised põhilised soovid. Priit, sa ei nõustu Margotiga? Ma pigem usun, et spetsialist räägib selles mõttes, et ma pigem olen selline pessimist, et täna isejuhtivani võib-olla on samm aega, et praegu need kaugjuhitavad siiski, millest me räägime ja selles mõttes jah, et isejuhtivus on nagu skaala, et ta ei ole kas jah või ei, vaid seda inimese panust on siin aina vähem vaja, et selles mõttes... Täiesti nõus, aga me kindlasti ei saa seda ära unustada, et meil on talv ja neid jooni talvel kindlasti mõnel ajal ei ole ja et selle isejuhtiva võib-olla peatamine tänu sideühendustele on aeglasem kui juhil endal seal olles rooli taga ja ma usun, et isejuhtivad jõuavad, aga ma pigem usun, et võib-olla natuke tasub olla ettevaatlik nendega ja me oleme ettevaatlikud, aga samas nad on meil juba liikluses ja nad on aktsepteeritavad, nii et aga et neid oleks palju ja nad suudaks meie käest selle juhtimise töö üle võtta, võib-olla läheb natuke aega veel. Ma olen nõus, et läheb natuke aega. Tõnis? No minu soovunelm on see, mis ka jutust meil on läbi jooksnud tegelikult, kui me investeeringuid teedesse teeme, et nad oleksid kohapõhised, et nad oleks andmepõhised ja nagu Priit välja tõi, et tegelikult kipuvad tihti olema need teed puudutavad otsused poliitilised, et nii ta kipub olema, et on soovunelm ilmselt sellepärast, et teede otsused ongi olnud poliitilised juba roomlastest peale, see on olnud korralik statement. Aga loodetavasti jõuab sinna otsustada rohkem siis tõepoolest andmeid, et kuhu meil on päriselt vaja, millist investeeringut ja olukorras, kus meil tõepoolest muutuvad ressursid raskemini kättesaadavaks. Me peame olema targemad nendes valikutes. Aitäh. Nüüd küsime vahepeal, kas publikust on küsimusi siin lõpuspurdis. Üks väga entusiastlik härrasmees tõstab kätt. Loodame, et sinuni jõuab ka mikrofon jooksusammul. Ma tänan esinejaid avatud kaartidega vestlusmängu eest. Me oleme krahhi serval või juba krahhis. Mina ei pooldaks laenu võtmist, see tähendaks edasi üle jõu elamise süvendamist. Aga mida lugupeetud esinejad arvavad teede aktsiaseltsidest, kus me koguksime raha aktsiate müügist? Kas keegi soovib võtta selle küsimuse? Et ma ei saanud nüüd sellest küsimusest päris hästi aru, et kas see tähendaks, et teed ära erastada ja siis moodustada aktsiaselts, mis seda teed haldab ja oli see mõte või? Tundub küll. Nojah, et ütleme, et kui ma saaksin endale näiteks jupi Tallinn-Pärnu maanteed, siis ma arvan, et paljud kohalolijad ei oleks väga õnnelikud, et nad peavad selle jupi läbimise eest päris kõrget maksu maksma. Ja tegelikult, et riigi ülesanne on tagada oma kodanikele ikkagi juurdepääs elukohtadele, töökohtadele, kuhu iganes. Ja kui see juurdepääs muutub tasuliseks, siis peab olema mingi tasuta alternatiiv, mida meil pakkuda ei ole, aga võib-olla sain nagu küsimust valesti aru. Et me nagunii kogume ju automaksu. Veel ei kogu? Hakkame koguma. See on ju päris selge, et see tuleb. Ja vaat sealt, nendest rahadest juba on need teie kasutajad oma maksu ära maksnud. Tähendab, seda automaksu hakataks jagama aktsiaseltsidele. Et ei ole vaja iga 10 või 100 kilomeetri tagant eraldi
aktsiaseltsile hakata teemaksu, kasutamise maksu maksma. Et seda saaks ka tsentraliseeritult jagada nendele aktsiaseltsidele. No eks see ole sellise ühiskondliku kokkuleppe teema küsimus ja on ka olnud ju meil mõned aastad tagasi laua peal selliste erainvesteeringutega teede ehitamise, rajamise mõtteid. Kahjuks küll analüüs näitas, et pärast see erainvestor soovib selle ju tehtud investeeringu saada koos kasumiga tagasi ja see tuleb kordades kallim kui riigi võlakiri või riigi laen. Nii et meil on Rahandusministeeriumi kokkulepe, et näiteks Transpordiamet ise ei võta laenu, ei trüki raha, ei kaevanda naftat, et tegelikult rahastuse tagab meile riik läbi eelarvevahendite ja kuidas riik selle rahastab, see on nagu tegelikult tõesti jälle siis poliitiline kokkulepe ja otsus, et kas võlakiri või mis muud. Et erainvesteeringutega teede tegemisse ma liiga palju lähiajal ei usu Eestis, et see on päris kallis lõbu, sest investeering tuleb ju tagasi teenida eraettevõttel koos kasumiga, et siis läheb kokkuvõttes ühiskonnale veel kallimaks. No ja siia kommentaariks veel, et see erainvesteering või PPP projekt või eraavaliku sektori koostöö kaudu ehitatud mingi asi, et selle ettevalmistamine võtab umbes 5 aastat. Nii et me praegu otsuse vastu võtame, siis aastal 2028 võiks midagi näha. Aga selleks ajaks on juba hilja, nii et see mõte, mis kunagi ühe eelneva rahandusministri poolt välja käidi, see tookord kasutusse ei läinud ja praegu me oleme täpselt samas punktis tagasi, nii et kõiki asjaolusid arvestades laene oleks ikkagi mõistlik lahendus, arvestades, et Eesti laenukoormus on Euroopa Liidu kõige väiksem ja ikkagi ei ole mina aru saanud, et kui eraisiku puhul eraisik ostab endale mingi korteri, maja või mingi muu asja ostab laenuga ja mitte midagi hirmsat ei juhtu, et miks riik ei või siis nagu sama teha, kui see laenukoormus ei ole ebamõistlik ja Eesti oma kindlasti ei ole ebamõistlik. Nii, ja selle noodiga lõpetame meie arutelu osa, aga küll on veel üks väike mõte meile siia lõppu, et hashtag tee, mida sa tahad või tee, mida sa tahad, on natuke veel kaugel, sõltub väga suuresti rahastustest ja riigi eelarve otsustest, aga küll me saame igaüks teha natuke panust selleks, et meil oleks paremad teed, mida me tahame. Ja selleks ma esitan 5 väljakutset ja andke palun märku, millist väljakutset olete teie nõus vastu võtma järgmise 6 aja jooksul ja siis raporteerige ka sellest, kas oma sotsiaalmeedias või sõpradele ja tuttavatele ja ma luban, et ma võtan ka ühe väljakutse ise vastu. Nii, esimene väljakutse, andke siis märku, kui te olete nõus selle vastu võtma, on, et järgmised 6 aega valin nädalas 1 päeva, kus ma ei kasuta autot, sealhulgas taksot. See tähendab, et on terve 1 päev, kus ma liiklen ainult jala, jalgrattaga või ühistranspordiga. Kes on nõus vastu võtma selle väljakutse? See on liiga lihtne. Liiga lihtne, siis ei. Üks jääb, Margot tõstis esimesena käe, see on Margoti väljakutse. Väljakutse 2. 6 aja jooksul olenemata ilmast sõidan vähemalt 3 päeval nädalast ainult rattaga. Võin sellega võtta. Jätame sulle teise, siis keegi teine, kes muud väljakutset ei ole nõus vastu võtma, võtab esimese. 3. väljakutse. 6 aja jooksul teen kõik sõidud, mis jäävad alla 1,5 kilomeetri. See on selline 15-20 minutit jalutada jala või kergliikuriga. Nii, Pipi-Liis sai selle väljakutse. Tõnis, sa pead kiiremini kätt tõstma. Väljakutse 4. 6 aja jooksul asendan kõik oma autosõidud ühistranspordiga. Ma võtan siis ise selle vastu. Väga tubli. Ja väljakutse 5. 6 aja jooksul ei tee ühtki linnasõitu autoga. Et maal või linnast väljas võib olla vaja autoga käia, aga kes lubab, et ta 6 aja jooksul ei tee ühtki linnasõitu autoga? Ma võtan vastu selle. Super, Tõnis, väga hea. Raporteeri meile kindlasti, kuidas läheb. Ma pakun välja kõigile kuulajatele ka ühe lisaväljakutse, et iga kord, kui hakkad kuhugi autoga minema, mõtled, kas sa saaksid seda teha mingisugusel muul viisil, mõnda muud kergliiklurit või siis ühistranspordi kasutus. Ma arvan, et see on juba väga kõva väljakutse. Mõelda vähemalt, kas sa seda teed, on juba järgmine asi. Sven ja Priit, mis siis teile jäi? No võtaks selle esimese, et selle päev nädalas käia ilma autota, ma olen täiesti võimeline ja pigem naudiks seda. Väga hea, siis anna meile teada, kuidas läks ja Sven. Nii ja mina tegelikult vaatasin niimoodi realistlikult, et millist väljakutset ma siis suudaksin täita ja tundus, et tegemist oleks sellise katteta lubadusega, et vist ei õnnestu ühtegi nendest täita, aga siis mul tuli meelde, et kui selles Oskar Lutsu kevades oli ütlus, et kui sa täit rehkendust ei jõua, et tee pool ja kunagi ka üks tuntud
tuntud näitleja reklaamis midagi või mis see nüüd täpselt oli, aga igal juhul ma mäletan, et see oli umbes nii, et novembris joon poole vähem. Et siis, et ütleme, et 1 kuu sõidan autoga poole vähem kui tavaliselt. Jääme ootama. Super, suur aitäh kõigile. Tänaseks on juba neil lõppenud. Aitäh, et tulite kuulama ja võtke ka iseenda väljakutsed vastu. Aitäh. Aitäh.